Tere tulemast tagasi mu kanalile. Täna on natuke teistsugune video, nimelt mul tekkis mõte teha vestlus ühe väga ägeda naisega, kelle nimi on Diana Leht ja ta kohe tutvustab ennast ise. Kui see video on sinu jaoks väga pikk ja sa ei viitsi seda nii-öelda videona vaadata, siis ma tegelikult panin selle video üles ka podcasti vormis, et sa saaksid näiteks äpist lahkuda ja lihtsalt kuulata seda. Ma panen selle podcasti lingi siia alla, ma arvan, et see tuleb nii Apple'i podcastidesse kui ka Spotify'sse, ma loodan. Ja võib-olla tuleb natuke hiljem, aga igal juhul jah. Ma loodan, et sulle meeldib see video, kirjuta kindlasti, mida sa arvad. Andke tagasisidet, kas siuke pikk videovorm, vestlusvorm oleks teie jaoks huvitav, sest et ma arvan, et oma ala spetsialistidega asjade eest arutamine on palju mõistlikum kui jagamine infot, milles ma kindel ei ole ja ma seda teha ei tahaks. Nii et ma loodan, et teile meeldib. Mu esimene küsimus on kohe see, et võib-olla ütle, et kes sa oled, sest täna meil on siin Diana, nagu ma juba sissejuhatuses ütlesin, ja võib-olla tutvusta ennast ise, sest et ma ei tea õigeid termineid. Tervist! Kuna täna on 8. märts, siis head naistepäeva. Mina olen Diana Leht, olen seksuaaltervise nõustaja, ämmaemand, psühholoogiline nõustaja, töötan Ida-Tallinna Keskhaiglas, noorte nõustamiskeskuses ja vastan Seksuaaltervise Liidus küsimustele, olen siis ka internetinõustaja. Ma võib-olla esimese asjana kohe läheks nagu võib-olla sellise laiema teema peale, et kuna sa oled nii-öelda nii sees selles seksuaaltervises, et me pidime tegema ülikoolis analüüsi ühele seksuaalharidust levitavale äpile nii-öelda ja ma pidin tegema uuringu, kus ma küsisin just oma Eesti jälgijatelt, et nii-öelda, mis on nende kogemus seksuaalharidusega ja ma sain ikka nagu väga hapud vastused. Ma ei olnud üllatunud, mis on võib-olla isegi veel kurvem, et mis sa arvad, et mis praeguses Eesti seksuaalhariduses nii-öelda vajaka jääb? Palju aspekte. Mulle tundub ja ma ütlen kohe ära, et ma ei saa öelda, et ma tean nüüd kõike või et nii on, nagu ma arvan, aga mis mulle täna tundub, mis on minu praktika ja kogemused, on see, et seal puudub minu arvates järjepidevus. Et mul on olnud neid toredaid näiteid, kus noored naised ütlevad, et esimene loeng oli 6. klassis, kus ma mängisin nukkudega ja siis tuli tükk tühja maad ja kui mind hakkas päriselt huvitama üldse minu seksuaalsus, suhted, ka romantilised suhted, et siis ei tulnud enam mitte midagi. Et siis ei olnud teadmisi, et siis võisid nagu guugeldada, sõpradega rääkida ja et selles on nagu üks teema. Teine teema on, et need inimesed, kes õpetavad perekonnaõpetust, suhteid, et kuidas nad ise ennast sellest tunnevad. Mina ei oska täna matemaatikat õpetada, täiesti kindlasti. Et ma ei tea, kas ma isegi 3. klassis hakkama saan. Aga sellest ma tean väga palju, sellepärast, et ma olen seda teinud aastaid ja isiklik kogemus, klientide kogemus, patsientide kogemus, käin koolides koolitamas, et see on ka, et ma väga soovitan alati koolidele, et kutsuge oma ala professionaale ja spetsialiste väljast, sest et see on nende igapäevatöö. Mul on, ma ei tea, tuhandeid, ilmselt rohkem veel näiteid, mis on juhtunud nende teadmiste puudumise tõttu. Ja mulle on jäänud mulje, et kui ma selle küsitluse tegin, siis paljud mainisid, et kui teevad nii-öelda nende omad õpetajad, siis nad ei julge küsida, sest et see on nii-öelda nagu liiga tuttav inimene. Kui ma tegin selle menstruatsiooni video, siis ma olin hästi üllatunud, kui paljud tüdrukud kirjutasid mulle, sest ma olen ikkagi nagu nii-öelda võõras inimene nende jaoks, on ju. Et see tundub nagu hea variant ka õpilastele rohkem avatud olla, kui see inimene on nii-öelda väljaspoolt. See on neutraalne ja jah, et siis nad julgevad küsida, nad julgevad kirjutada, nad julgevad otse küsida. Ja teine aspekt on veel, et üleüldse, et kui rääkida nüüd vanemate kasvatusest või koos kasvamisest, ma olen täiesti seda meelt, et me ei kasvata lapsi, vaid me kasvame nendega koos. Et siis kuidas rääkida lastega seksuaalsusest? Et kui vanematele pole endale räägitud, vanavanematele pole räägitud,
et on lihtsalt sellised mingisugused lünklikud fragmendid või öeldakse, et ma ei tea, ära seda tee või tuleb alati meelde enda selline armas kogemus, kus ma andsin oma pojale, kui ta oli 16-aastane, sellise korvikese kondoomidega ja siis noh, aga sama hästi võid panna hakklihapaki laua peale ja öelda, et ma ei tea, tee lihtsalt õhtuks pikka poissi. Ta ei oska seda teha ja siis muidugi tema küsimus oli väga humoorikas, ta küsis, et oi emakene, et kui kiiresti ma need ära peaksin kasutama. Et, et, et noh, niimoodi need asjad on, et noh, praegu, et see laiapõhjalisus peaks siis tulema, kui minna tagasi veel sellele haridusele, et vanemaid tuleb ka koolitada ja vanemad ise mitte tuleb ja mitte peab, vaid et nad ka õnneks muidugi tänapäeval nad üha rohkem mõtlevad, et kuidas lastega rääkida ja mida rääkida, sest lapsed on lasteaias juba, kuulevad seal väga erinevaid nimetusi, ma ei tea, kehaosade kohta, siis nad matkivad seal, ma ei tea, musitamist, suudlemist, no mida iganes nad võivad seal kõik, sest telekas võib näha igasuguseid asju, arvutis võib näha igasuguseid asju. Et nii oluline oleks, et me ei pärsiks laste seksuaalsust nagu selliste, noh, et ära nii tee või ära näpi, ma ei tea, seal midagi, et laps ei tea, tema jaoks on käsi täpselt sama tore ja põnev ja ilus kui tema peenis näiteks. Nii et me ei tohiks ise vanematena neid vigu teha, et me paneme midagi kinni. Jaa, olen nõus. Ma mõtlesin alustada just sellest, võib-olla ongi nagu teema, mida ma tunnen, et Eesti hariduses ei puudutata piisavalt, mis on just see enesehoidmine või kuhu sa üldse iseendaga pead nii-öelda jõudma, et noh, noorena on ju väga põnev kõik see suhtemaailm ja nii edasi, on ju, aga tihti need suhted ei ole just kõige paremad, kui sa ise ei ole heas kohas endaga. Et mis sa arvad, et mis seisu peaks üldse emotsionaalselt enne enesega jõudma, kui sa hakkad suhtemaailma avastada ja üldse, kuidas sinna jõuda, et sa nii-öelda natukenegi oleksid valmis, et loomulikult me ei olegi valmis selleks kunagi, on ju, aga võib-olla midagi saab selleks teha. Jaa, alustan siis lõpust, et sa ütlesid, et me ei ole valmis selleks kunagi. Ei ole jaa. Et üks lugu on see, et suhteid tehakse suhteid luues ja suhetes olles. Me õpime ju iga suhtega uusi aspekte enda kohta ja üldse inimeste kohta. Aga mida tasub mõelda, on see, et millised on minu traumad, millised on minu valud. Selles mõttes, et inimesed nagu natuke kardavad kasutada sõna trauma ja valu, noh, ma ei tea, ma kuulen vahel, kus räägitakse valukehadest ja et no neid on väga raske tegelikult ära tunda. Et noh, tore jah, aga no mis ma siis teen selle informatsiooniga? Aga no täna hommikul lugesin just ühte tüdruku kirja, kes ütles, et ta kasvas peres, kus ta nägi vägivalda isa käitumises, ema suhtes ja ka tema suhtes. Ta kirjutas väga pika kirja ja lõpuks ta küsis, et aga äkki ta mõtleb üle. Et ja see oli väga ilus ja põhjalik kiri, et vot ongi vahel noortel inimestel ja mina arvan juba ausalt öeldes, et vanus ei olegi enam tähtis, sest et ka see ei ole, kuidagi need tarkused ja mittetarkused ei tule vanusega, need tulevad kogemustega. Kuidagi ma ütleksin, et sellise headusega, et nagu analüüsida, tunnetada, mis mulle meeldib, mis mulle ei meeldi. Ma väga-väga soovitaksin sinna heasse kohta jõudmiseks, noh, kui sa küsisid, et mida siis teha, mingi periood peaks inimene olema üksinda. Et need lood, kus ma näen, ma ei ütle, ei ole halba, ei ole head, kõik kogemused on ilmselt vajalikud, aga ma näen oma igapäevatöös, et mingeid valusid oleks saanud vältida küll. Et kui on see lugu, et tullakse kodust, minnakse kohe suhtesse, siis polegi seda oma olemise aega olnud. Ja oma mõtestamise ja oma tunnetamise, sest mulle meeldib öelda, et meie kehad on targad ja meie psüühikad on targad ja tegelikult on kõik vastused meie sees. Aga et lihtsalt kuula ja nagu tunne ära. Sest et lõppkokkuvõttes on ju nii, et kui sul on mingi teise inimesega probleem, kui sul on vanematega probleem, kui sul on suhtega probleem, siis see räägib ju midagi sinu enda kohta. Sinu mingisugused valud tõusevad, et neid tuleks mõtestama hakata. Sest
väga sageli ikka veel arvatakse, et teine inimene tuleb ja teeb mind õnnelikuks või teine inimene tuleb ja pakub mulle turvalisust, materiaalset, vaimset, füüsilist, sotsiaalset, aga see ei ole nii. jah, Et jah, noh, et see on see, ma ütlen täna juba täitsa kõikidele inimestele, et minu arvates ühe tiiru kuskil teraapias, no mitte kuskil, aga et kui sul on küsimused, et mine räägi samamoodi selle neutraalse inimesega. Mida sa tunned, miks sa niimoodi tunned? Et ma ei arva, et alati peab kõik need asjad lahti kraapima ja korduvalt ja jälle, aga, aga kui midagi on, siis tuleb sellega tegeleda. ja noh, see ongi minu arust pärast nii-öelda esimest suhet, mis mul oli või kooselu, ma sain ka sellest aru, et ega ikka armastama peab enne iseennast, isegi kui see on klišee ja see tundus nagu, et see on lihtsalt mingi romantikafilmi asi ja tegelikult see ei ole nii, et teine inimene täiustab sind, siis teine inimene võib sind küll täiustada, aga ta ei täida seda nii-öelda tühimikku su südames või noh, kuidas iganes seda nagu hästi metafooriliselt öelda, aga ma olen nõus, et iseendaga peab nagu kõigepealt hästi läbi saama ja siis saab seda hästi läbisaamist ka võib-olla teistele inimestele pakkuda. No absoluutselt, et kui sa ise oled janus, noh, sõna otseses mõttes janus, siis väga raske on nagu seda vett kellelegi pakkuda. Et ise pead ikkagi ära jooma ja siis, aga et see teekond on siit tihtilugu pikk ja lai ja ma ei ütle, et ta raske on, sest et kui jällegi me peame nagu väga mõtlema, kuidas me asjadest räägime, et kui öeldakse, et teate, see on nii raske, suhtega tuleb tööd teha, endaga tuleb tööd teha, kõik on raske, ei ole raske. Mina arvan, et elada oleks väga-väga mõnus ja võimalik, kui me oleme hetkes mängeldes, naerdes, lõbutsedes, nautides, et, et see raskus on minu arvates nagu põlvkondade viisi peale pandud, aga et me ei pea seda omaks võtma. Aga kuidas see, kui emotsionaalselt me rääkisime, aga kui füüsiliselt, et kuhu sa nii-öelda nagu võiksid või peaksid või et kuhu võiks nagu füüsiliselt jõuda üldse selleks, et noh, suhtega tulevad erinevad küljed kaasa, on ju, et mõni inimene katsetab neid hiljem, mõni katsetab kohe, et kuhu kõigepealt iseendaga võiks jõuda, enne kui sa üldse seda füüsilist poolt kellelegi teisele pakud. Absoluutselt. No ütleme siis niimoodi, et kogu elu on meie peas ja südames ja vahel tuleb või mitte vahel, vaid võimalikult tihti tuleb tulla südamesse, et mis minule meeldib, mida ma naudin, õppida ennast tundma. See on tegelikult väga suur teema, sest et no kuidas sa siis nüüd õpid, et viskad pikali diivanile ja siis hakkad kõike uurima ja vaatama. Noh, põhimõtteliselt võib niimoodi ka teha, aga ma tahan öelda, et see tänapäeva maailm, no nüüd ma kõlan nagu selline natuke vanem inimene juba, aga ta ei anna väga palju seda enesekindlust. Tegelikult jällegi see enesekindlus ei tule ju ka väljast. Aga kui inimesed kasvavad, õpivad, arenevad ja nad jälgivad näiteks sotsiaalmeediat, vaatavad filme, nad loovad endale mingisuguseid kujutelmi või mingisuguseid eeskujusid, et noh, ma ei tea, suured rinnad on kihvtid või selline suurem, ma ei tea, tuharad või, et siis see võib tekitada palju ebakindlust või tegelikult isegi, et nagu ta ei tekita, vaid inimene ise tekitab endas selle ebakindluse. Et see enda vastuvõtmine ja armastamine nii vaimses kui füüsilises plaanis, et ma olen väga ilus. Et kui ma ütlen vahel koolides õpilastele, et kas te käite peegli ees ja ütlete endale, et te olete väga ilusad, et ma ei tea, eest olen ilus ja tagant olen ilus ja väljalt olen ilus ja riides olen ilus ja siis kõik hakkavad naerma, ütlevad, et ei. Ja kui ma ütlen, et aga kas te käite peegli ees ja räägite, et noh, ma ei tea, täna ei ole see heade juuste päev või mulle ei meeldi see või teine või kolmas, siis seda teevad kõik. Sest et mulle tundub, et see võib olla sellest, et nad on näinud seda, et vanemad teevad seda ka, eriti emad kipuvad seda tegema. Ja emad on väga suured eeskujud lastele, nii nagu isadki. Nii et sealt need nagu lood tulevad ja see kehaga rahulolu või enda tundma õppimine, see väga lihtne on öelda, et selleks, et tõesti samamoodi midagi jagada, pead ise väga täis olema.
et noh, sa võiksid ennast tunda väga enesekindlalt, aga no kust me võtame selle enesekindluse, poest ei osta nagu. Ja vot see ongi siis see, mida tuleks inspireerida, et kuidas ma seda saavutan või kuidas ma sellel teel liigun. jah, pluss see ka, et nagu oma peas tihti mõeldakse asjad nii-öelda tabudeks, et mida mina ei tohi teha või et noh, kuidas iganes, et mina olen ju selline, kuidas mina seda saan teha või et mulle tundub, et see on ka tihti nagu paljud inimesed et kui nad lähevad suhtesse, siis neil on endal nii palju kompleksi iseendaga, et sa pead kõigepealt hakkama üldse neid nagu lahti muukima oma kaaslasega ja see on nagu ühtpidi on nagu tore, aga teistpidi on nagu noh, ongi keeruline, et siis peavad nagu mõlemad inimesed sellega hakkama saama nii-öelda. Absoluutselt ja jällegi see on ilmselt nende vanemate põlvkondade pärand, et noh, nagu sa nimetasid, tabu, häbi, ma ei kujuta ette, kust see häbitunne on tulnud. Mis saab olla inimese kehas nagu häbiväärset, kui me peaksime ju, mitte peaksime, vaid me ilmselt oleme ju täiuslikud. Kui beebi sünnib, on ju üleni täiesti täiuslik, sa lihtsalt vaatad seda imet ja mõtled, et kuidas saab üldse midagi nii täiuslikku nii kiiresti valmis saada nagu 9 kuud. Ja kust see häbi siis tuleb? No ma ütlen, et need juured on seal, kus tõesti keegi on läinud mööda, ütlenud, et pane püksid jalga, mis sa siin jooksed palja pepuga ja nii edasi ja nii edasi. Ja noh, lugesin kunagi ühte uuringut, kus öeldi, et nii naised kui mehed tegelevad rohkem sellega, millised nad välja näevad, noh, kui nad lähevad kohtingule. Noh, kõik see lõhnastamine ja kõik see ja kui nad on juba sellistes intiimsetes situatsioonides, siis nad rohkem mõtlevad selle peale, et millises valguses ma parem välja näen, millise nurga alt ma parem välja näen, kui selle peale, et oleks turvaline või et ma oleksin hästi selline avatud, voolav, pehme ja mõnus. jah, aga mis sa arvad, et kui tähtis üldse on see enesega rahulolu või enda nii-öelda väärtuste teadvustamine just nüüd suhte perspektiivist, et kuidas see mõjutab üldse suhet ja mis sellega kaasneda võivad, kui see eneserahulolu, kui sa ei ole veel sinna jõudnud või kui see noh, ta vahepeal ongi balansist väljas, eks ole. Ta vahepeal ongi balansist väljas ja ta liigub ja areneb kogu aeg. No muidugi tuleks olla väga-väga rahul, aga see on see, et seda ju, noh, nagu ma just rääkisin, seda ei õpetata, eks ole. Ja siis, kui on need ebakindlused, mis võetakse kaasa ka intiimsusesse, siis need probleemid võivad olla väga suured. Noh, mida ma jälle räägin koolitustel, et selline juhuslikult pillatud lause, et ma ei tea, no ma ei oska praegu näidet tuua, et sul on üks rind väiksem kui teine näiteks. Noh, sellest võib ikka selline tüli ja probleem tulla ja kompleks terveks eluks. Et kuni siis, ma ei tea, see naine näiteks jõuab järgmise partnerini, kes väga hästi teab, et naised ongi erineva või noh, me oleme kõik natuke asümmeetrias ju. Ja et seda kompleksi pole ju üldse vaja tekitada. Et kui ma ütlen, et mine peegli ette ja ütle iseendale, et sa oled ilus, siis kindlasti tuleb seda öelda ka partnerile loomulikult südamest ja sügavalt, aga et kui midagi ongi, mis sulle tundub nagu teistmoodi või mida sa ei ole näinud, no ma ei tea, inimestel on, ma ei tea, kellel on omapärane varvas või kellel on, ma ei tea, omapärane kõrv või sellele tähelepanu juhtimine, seda nagu kindlasti ei peaks tegema. Ma just hiljuti kohtusin ühe naisega, kes ütles, oli 35-aastane, tahtis teha täitesüste huultele ja ma küsisin, täiesti normaalsed ja tavalised ilusad huuled olid. Ma küsisin, et kus sa selle kaasa oled saanud, sest kui inimesed käest küsida, nad alati teavad, kust nad tulevad. Need nagu sellised issued. Ja siis ta ütles mulle 35-aastane naine, et kuskil 3. klassis ütles tema klassiõde, et sul on nii peenikesed huuled ja kui sa naerad, siis need on nagu kriipsud. Ja kujutad ette, inimene läks või noh, jah, et inimene läks ju, ma ei tea, aastakümnete viisi peegli ette ja vaatas seda suud selle teadmisega. Et noh, väga nagu lihtne on öelda, et saa endaga sõbraks või et imetle ennast või armasta ennast, aga tõesti minna tagasi sellele tasandile, et me oleme täiuslikud täpselt ka oma ebatäiuslikkuses.
noh, me areneme ju kogu aeg. Kas või seesama näide, et ma olen enda tütrega naernud selle üle, ja iseenda osas ka vaadanud, et see, mida ma 20-aastaselt selga panin, no ma tõesti täna enam ei paneks. Et kõik see meik ja kõik see areng, see on ju arengus. Ja vahel näedki, et mõned inimesed jäävadki kuskile, aga see on nende lugu, et seda ka ei pea kunagi halvustama, et üldse ma väga soovitaks, et mida vähem on hoiakuid, silte, halvustamist. No, kui ma praegu mõtlen, et mis siin maailmas toimub ja miks seda nii palju on, ma arvan, et just nimelt ma arvan, ma ei saa öelda niimoodi, mingit teaduslikku uuringut ei ole siia kõrvale panna, aga mulle tundub, et need on enda lahendamata lood. Et inimesed elavad ennast niimoodi välja, see ei ole ju hea ega edasiviiv. Aga mis sa arvad, mis just väärtuste seisukohalt, et mis asjad üldse peaks enne läbi mõtlema, kui sa hakkad suhtesse minema, et mis need väärtused peaksid olema sinu jaoks tähtsad või et kuidas sellele peaks lähenema või? Nii palju, kui ma ise olen seda kõike tajunud ja vaadanud, ega need väärtused ka arenevad ajas. Ja see, mis mingil hetkel tundub hästi, hästi väärtus, see muutub. Mida ma olen tähele pannud või mõelnud, et ma olen lugenud ühte hästi armsat ja hästi lühikest hea suhte valemit. Ja see tõesti kõnetas mind, mida hästi tihti öeldakse, et see kõnetamine. Me elame materiaalses maailmas. Me oleme vaimsed olendid, aga me oleme ka siin oma kehadega. Me vajame kodusid, me vajame süüa, me vajame kõike. Et siis see hea suhte valem või et see väärtuste, ütleme siis selline baas. Väga raske on võib-olla vahel välja mõelda, et mida ma tahan elus teha. Et kuhu ma tahan areneda, sest et kuna meie koolisüsteem on väga palju selline jälle ka hinnangute ja hinnete põhine ja võistluse põhine, siis väga pikad võivad olla need teekonnad, kus inimene tunneb ära, et ma tahan seda. Aga et sellega ju seondub see, et välja mõelda, et kuidas ma teen raha. No, lihtsalt, et väga lihtne on öelda, et raha pole oluline. No kui teda väga palju on, siis ta tõesti ei ole oluline, aga kui ei ole, siis nagu ikka on. Ja see annab inimestele sedasama enesekindlust ja väärikust. Et see hea suhte valemi juurde tagasi minnes, siis et mõlemad partnerid peaksid tegema raha. Või siis üks toetab teise raha tegemist. Et see, et see on see väärtus, kuhu ma tahan jõuda, kuidas ma tahan areneda, mida ma tahan õppida ja need võivad ka muutuda, see on ka okei. Aga et see väärtus ja siis see, et teist inimest ei peaks muutma ega juhendama, milline ta olema peaks. Et kui see on see, et sa võtad teist täpselt sellisena, nagu ta on, et see on sinu otsus, kas sa teda armastad või siis ma ei tea, mis sa siis selle kõigega teed. Ja selleks tuleb ka väga iseendasse kohale tulla. Ma arvan ka, et me oleme ka elukaaslasega rääkinud, et üksteise puhul just, et kõige tähtsam ongi see, et me nii-öelda, ma olen hästi palju sellest varem ka rääkinud, et isegi kui meil on nagu 2 teekonda, need ei pea olema kogu aeg samasugused või selles mõttes, et meie karjäär ei lähe nagu täpselt sama liini pidi, on ju. Aga et väga tähtis on see üksteise toetamine ja et see, et sa oled teise inimese olemas ja see tundub alguses võib-olla, kui sa oled noor, mitte nii tähtis, aga lõpuks ega me oleme väga suure osa oma elust tööl ja kui see teine inimene, kui nagu sul on suhtes mured selle osas või just tööl on mured, mis mõjutavad suhet, et siis on nagu väga keeruline üldse, et see mõjutab palju rohkem, kui me võib-olla arvata võime. Aga mis sa arvad, et kuidas üldse aru saada, et millist inimest sul üldse vaja on nende kõrvale või et millist nii-öelda seda tasakaalu sul vaja on? Ma lähen korraks seda suhte valemi juurde, valem saaks nagu matemaatiline võrrand, aga seal oli siis 3. aspekt veel, et intiimsus on oluline. Sest et just, et kuidas me sellel teekonnal areneme. Sest et ei ole niimoodi, et alustame näiteks 16-17 aastaselt ja oleme kohe seksijumalad ja jumalannad.
et see võtab natukene võib aega võtta. Ja aga millist partnerit, no vot see minu arust seal partneriga on ka see lugu, et vastavalt meie enda arengule. Tahaks alati öelda niimoodi, et see, mis loob kergust, lõbusust, naeru, nalja, lähedust, arutamist maailma asjade üle, et see, et me tunneme samamoodi neid ühiseid väärtuseid, mis meid käivitab, no me ei ole küll autod, aga mis meid inspireerib, millest me inspireerume, et see areng käsikäes tõesti, et me julgustame üksteist, kunagi ei tõmba tagasi üksteist, eks ole, ja jah, see on nii lihtne, et see, mille poole sind tõmbab, kelle poole ja kellega sul on hea ja lihtne, et kellega ei teki seda ülemõtlemist ja vahel, kui ma vaatan vaatasin mingisugust romantilist filmi, et kui see tore lugu, mille üle kõik nalja teevad, aga et on selline kohting olnud ja hommikul ärgatakse ülesse ja siis naine käib hästi kiiresti enne meest siis vannitoas, et siis teha meiki ja kammida juukseid ja siis läheb tagasi pikali ja teeskleb, et just ärkas. Ja siis mees ütleb, et nii huvitav, et kuidas sa igal hommikul nii hea välja näed. Et see aususe asi ka, et jah, see kõik kokku, et ma arvan, et meid kõnetavad jah, erinevad asjad erinevatel etappidel ja kui me läheme sedapidi, et ei olegi head või halba, muidugi, ma ei tea, väärkohtlemist kindlasti ei, eks ole, sõltuvused on ka väga selline teema, mis ilmselt tahaks öelda nagu laias laastus, et kindlasti ei. Aga muus osas, et need arengud ja vahel on ka suhetes seda, et me inspireerume sellest, et kuidas ma kuidagi ei taha. Või mis mulle kindlasti ei meeldi. Et see on ka, minu ema ütles alati hästi armsasti, et aga kui sa nägid, mis sulle ei meeldi, siis õpi sellest. Ära siis rohkem mine sinna või ära siis rohkem tee seda või et suhete puhul ka, et kui sa tunned, et sulle midagi ei meeldi ja teie väärtused lähevad risti, siis ma ei tea, võib ju rääkida 3 ööd päeva ka, et kuule, aga olgu sinu väärtused samad, mis minu omad, see ei pruugi juhtuda. Aga kui tähtis ongi just see emotsionaalselt ja ka nii-öelda eluliselt samal tasemel olemine, et kas või mõned suhted lähevad lahku just gümnaasiumi lõpus, kui inimesed valivad oma ülikooli või näiteks meil oli elukaaslasega 5-aastane vahe, aga meie elu on täpselt samal tasemel, et keegi isegi ei saa aru, et meil see vahe otseselt vanusevahe on. Et sa arvad, kui palju see mõjutab või kui tähtis see on? See mõjutab väga palju ja see on väga tähtis, et seesama ju, et see tunne, mis mul on, et kui keegi peaks hakkama tundma seda, et ma pean teist järgi aitama või ma ei tea, mingit täiendõpet tegema või järgi vedama või et kuidas sa aru ei saa, see on ju nii lihtne. Et siis ju tavaliselt hakkab ikkagi tekkima selline defitsiidi või puuduse tunne sees. Ja vahel inimesed räägivad endale hästi ilusaid lugusid. Nad räägivad, et ei ole midagi, küll ta areneb, küll me saame hakkama. Jälle seesama, suhtega tuleb tööd teha. Ma ütlen, et suhtega ei tule tööd teha, sest eesti keeles kuidagi see töö tegemine tundub, et midagi, ma ei tea, võtan hobuse ja hakkan seal põllu peal siis nagu raskelt tegema, on ju. Aga suhe on pigem nagu taim, kelle eest tuleb hoolitseda. Et vahel see taim tahab päikest ja vahel vihma ja vahel tahab erinevaid valguseid ja et see hoolitsemise asi küll. Aga kui see hoolitsemine läheb tõesti sedapidi, et see taim tahab nii väga ära surra ja ma muudkui istutan ümber ja teen ja ta ikka ei ärka ellu, et siis on nagu mõtlemise koht küll. Et jah, keegi ei peaks kedagi järel lohistama või vedama või mul tuleb praegu millegipärast, et kõik on nii voolavalt, et üks suhe meelde, kus naine väga-väga hästi analüüsis iseennast ja oma suhet. Ja inimesed teevadki seda väga hästi. Ja tema ütles, et lõpuks ta ütleski niimoodi, et ma ei tea, et mul on selline tunne, et ma ise nagu lohiseksin kraavis ja mu mees hoiab mind käest kinni ja kõnnib ise päikselisel aasal ja kui lohistab mind järgi.
see nagu ei tundu enam üldse võrdne, et see minu kraavis lohisemine tekitab ka temale nagu probleeme ja et ma nagu umbes tahaksin teda sealt aasalt ära tõmmata kraavi ja tema tahab jälle mind kraavist ära tõmmata aasale. Vahel on see võimalik, aga vahel on see võimalik hoopis teiste partneritega. Ja ma küsisin, ma arvan, esimesel date'il oma praeguselt elukaaslaselt laste kohta, et ma olin tol hetkel 18 või, et see oli mitu aastat tagasi, et mis baas selleks tema jaoks olemas peab olema ja kas ta üldse tahab neid, millal ta tahab neid ja nii-öelda, et mis vanuses või noh, mis iganes, et mis tingimused tema kas on seadnud või kuidas ta nagu suhtub sellesse, et ühesõnaga ma küsisin seda nagu ülivara. Aga kas sa arvad, et selliseid asju peaks juba üsna vara rääkima, et vältida nii-öelda hiliseid arusaamatusi või noh, kindlasti iga suhe on erinev, aga et sellised väga, võib-olla mõnel inimesel on väga fundamentaalsed asjad kohe juba läbi mõeldud, et ma tahaks olla, ma ei tea, noor ema või et ma tahaks enne teha karjääri või sellised nii-öelda väga isiklikud asjad, aga lõpuks, kui sa suhtes oled, siis need võivad mängida ka, noh, siis justkui see peaks olema ühine eesmärk, on ju. Et ei saa nagu üks mõelda, et saame 10 aasta pärast lapsed ja teine mõelda, et 5 aasta pärast või mis iganes. No ma muidugi väga soovin öelda, et sa oled ülitark inimene ju, aga et vahel ma tahaks öelda, et reegel on see, et reegleid ei ole, aga katsu sa autoga sõiduga niimoodi rääkida, on ju. Et muidugi võib ja ma arvan, et ka peaks, sest et tõesti näen ämmaemandana seda, et võivad tulla suured pettumused. Et kuidagi kui inimesed ei eeldaks nii palju, siis oleks ka võib-olla neid traumasid ja pingeid vähem. Et eeldatakse, et noh, igalühel on oma lugu peas, eks ole, ja siis hakatakse peale ja siis mõnikord jõutakse juba abiellu ja ei tea kuhu välja ja siis järsku on see, et oot, miks sa niimoodi mõtled või miks sa niimoodi ei taha. Et kindlasti tuleks väga sellised suured elulised asjad veel lisaks, et noh, ma ei tea, et näiteks kui juhtub soovimatu rasedus, et kuidas sa suhtud siis, mis siis tegema peaks või et seesama just selliste nagu eluväärtuste, filosoofiate, maailma, ma ei tea, kuidas see elu elamine käib, arutamine on hästi-hästi vajalik. Ja ühiskond ja romantikafilmid on väga kallutatud muljed suhtest jätnud ja minu arust just eriti tüdrukutele, et näiteks tüdrukud unistavad ideaalsest kihlumisest, pulmakleidist, õhulossid on kõik juba varajases suhtefaasis valmis, on ju, et ma ei tea, mul on Pinteresti board sellest, milline on mu pulmakleit, mul on kõik asjad juba ammu olemas, on ju, ma arvan, ma tegin selle võib-olla, kui ma olin 12. Ja siis, kui neid asju ei juhtu, sest et need on ju kõik ainult ootused, on ju, et siis tüdrukud pettuvad, aga see võib olla ka näiteks, et ma mäletan, kui mul oli nii-öelda esimene keskkooli poissõber, et küll ma ootasin, et ta tooks mulle kogu aeg lilli ja noh, kõiki asju, mis tuli romantikafilmist ja siis, kuidas ta lõhkus mu maailma nii-öelda ära, et nagu, et elu ei ole romantikafilm, et miks ma pean sulle neid, et miks sa tahad neid lilli, et kas ma ei või nagu kuidagi muud moodi nagu näidata seda, et sa oled mulle tähtis või et ühesõnaga, et mina lihtsalt pettusin, kuna kaaslane ei täitnud minu ootusi, on ju, ja et mulle tundub, et ootuste ja lootuste kommunikeerimine on üli tähtis asi jällegi, et mis on nii-öelda nagu ka justkui hea suhte baas, et kas sellistest asjadest peaks rääkima või näiteks ma olen isegi elukaaslasega sellest rääkinud, mida meie jaoks abielu tähendab või et kas ma olen päris konkreetselt öelnud seda, et tegelikult ma tahaks seda ja mul on kindlad põhjused, miks ma seda tahan ja see ei ole isegi see, miks ühiskond või kuidas ühiskond seda peale surub, aga ühesõnaga, et meil on see vestlus olnud. Alguses tundus hästi imelik seda üldse nagu üles võtta, et me oleme ainult paar aastat koos olnud, koos elanud, aga samas nagu, kui see vestlus oli tehtud, oli väga tore olla sellel samal baasil jällegi, on ju, et kui sa ikka kogu aeg näed, kuidas tuttavad kihluvad, aga oma suhtes sellest ei aruta, siis on päris, jälle tekivad mingisugused, mulle tundub vähemalt, et võivad tekkida mingid probleemid, et kas sellistest asjadest peaks ka rääkima või just, et see, kui tähtis see ootuste kommunikeerimine on? Kindlasti. Absoluutselt kõigest tuleb rääkida, et
mis iganes kellegi sees on, mis teda kõnetab, mis talle meeldib sellel hetkel. See ei ole ju kivisse raiutud, aga et mis ma olen mõelnud ja või noh, jah, mis ma soovin. Romantilised filmid on tõesti selline väga-väga huvitav lugu. Üleüldse tegelikult, et kust inimesed õpivad, mis neile meeldib ja mis neile ei meeldi või mis neile võiks meeldida. Et ma olen ka seda tähele pannud, et kui neid stseene vaadata, kus kamin põleb, roosiõied peavad kindlasti kuskil seal ka olema, voodis või põrandal või küünlad peavad olema, kõik see õhtusöök peab olema, no kõik väga ilus, tore, aga lihtsalt rannas jalutamine ja ma ei tea, rääkimine sellest, et kas võtame koera või mitte, on täpselt sama romantiline ja tore kui kõik see muu. Et see kõik on ilus ja luuagi seda ilu aga jah, et neid pettumusi ei peaks tulema. Või noh, tähendab, eks neid tuleb elus ikka, aga et kui näiteks lillede kohta tahaks öelda kohe siinkohal, et kui keegi ütleb, et mulle on see tähtis, mulle meeldivad lilled, ma tõesti, ma armastan, et sa tood mulle näiteks argipäeval lilled, siis ei ole tegelikult ju raske. Aga vahel me ei oska sellest ilusti rääkida, nagu nõuame või et inimesed vahel nõuavad, et siis mehed ka ütlevad, et aga ma niimoodi ei taha, ma tahan ise selle peale tulla. Või et sa andsid mulle vihje ja siis tulengi kolmapäeva hommikul, ma ei tea, tulpidega näiteks. Et see vihje, ei tea, lilled on üldse tore teema, et vahel me püüame rääkida asjadest läbi lillede, et anname hästi palju märke, et ma ei tea, pane tähele, kogu aeg nagu on mingi elutest käib, on ju. Ma ei tea, et kui küsida, et kuidas te ise tahaksite, et kas te tahate nagu kogu aeg mingeid märke lugeda või me räägime ikkagi hästi otse, et mis me tahame, sest et kui sa kogu aeg annad vihjeid ja need vihjed jällegi ei materialiseeru, siis on ju jälle see pettumine ja siis võib jällegi olla nagu põhjus tüliks. Et vahel, mina ei ole, inimesed näevad asju erinevalt ja see on täiesti tore ja armas. Aga et kui ma vahel kuulen, kuidas keegi kuskil ütleb, et kõik on ju tohutud eksperdid ja räägivad, et mida mehed tahavad ja kuidas mehed mõtlevad ja mida naised tahavad ja kuidas naised mõtlevad, et hästi, aga mehed ja naised on erinevad. Meil mõlemal on need naispooli ja neid meespooli mõlemal sool, eks ole. Et räägime, lihtsalt räägime. Ja rääkimisega on see, et kuidas rääkida ilusti. Et kui keegi ütleb, et ma ei tea, mehed on nii lihtsad, nendega tuleb rääkida lühidalt, selgelt, konkreetselt, siis ma arvan, et väga paljud mehed solvuksid, ütleksid, et mis mõttes me lihtsad oleme. Või et naised on sellised, nad tahavad kogu aeg ühtesid ja samu asju. Naised ja naised on erinevad, mehed ja mehed on erinevad. Et me ei saa, see on nagu söögi, võtta, lähed Rootsi lauda, on ju. Kõik ei söö ühte asja. Ühed ütlevad, et see mulle meeldib, see mulle ei meeldi, nii ongi. Et nii on ka suhetega, eluga, valikutega. Et kui vahel ma küsin nõustamisel ka, et aga mida sina tahad, selliseid hästi lihtsaid küsimusi, alustatakse kuskilt, mida vanematega olid need probleemid, suhtega on need probleemid, minu endaga on mul on need ebakindlused, ma saan aru, meil kõigil on, me kõik areneme. Ei ole keegi nagu selline ilmatark. Mina ka loodan, et see areng ikkagi, tähendab, mitte loodan, vaid ma olen täitsa veendunud, et see käib ikka seni, kui me ära sureme. Ja ta peakski niimoodi ju käima. Aga et mul läks nüüd mõte natukene kaduma, et kui ma küsin, et mis sa soovid, lihtne küsimus, mida sina soovid? Sina oled väärtuslik, sina oled unikaalne. Sina armastad iseennast, õpime armastama ennast iga päev üha rohkem ja rohkem. Siin on nii palju nagu nõuandeid, kuidas seda paremini teha. Ja siis inimene ütleb, et ma ei tea. Ja hakkab jällegi rääkima hoopis nagu mingitest asjadest, mida ta ei taha näiteks. Või et mis probleemid tal olid seal kodus lapsena. Ka võib rääkida muidugi kõigest, aga et see armas näide, mida väga palju tuuakse,
me ei lähe ju, kui me mõtleme, et maailm ja elu on nagu üks restoran ja siis ma hakkan soovima. Noh, lähen istun maha ja soovin siis suurepäraseid toite. Siis ma ei hakka ju lugema seda menüüd ette, mida kõike ma ei taha. Noh, ei võta ju menüüd, et ei, seda liha ma ei söö, see on halb ja nii edasi ja nii edasi. Aga huvitav, et inimesed elus teevad seda väga palju. Nad räägivad väga-väga palju sellest, mida nad ei taha. aga kas tegelikult ka, et kas peaks mõtlema võib-olla mingisugused isiklikud piirid ka välja, et noh, et loomulikult ei pea olema nii-öelda, et ainult kindel selles, mida sa ei taha, on ju, aga kui mõni inimene tahab väga palju, et kas siis need nagu isiklikud piirid, et kui tähtis see on, et ma isegi ei oska näidet tuua, et näiteks minu üks isiklikke piire on alkohol väga tugev, et see on nagu mingi väga sihuke moraalne asi, mis oli kõige tähtsam asi üldse põhimõtteliselt elukaaslase puhul, et siuksed, noh, see tuleb erinevatest kogemustest ja kõigest sellest, aga et mis need nagu, millised piirid võiks läbi mõelda või millega seoses need piirid peaksid olema, et või noh, mõnel ei olegi, see on ka okei. Jaa, sest et jaa, kindlasti tuleks piirid läbi mõelda. Ja sest et ongi see, et inimesed tulevad oma päritolu perekondadest, kõik asjad ei ole perekondades toimunud. On midagi olnud, mis on väljaspool perekonda toimunud, mis inimene tunneb, et ma niimoodi kindlasti ei taha. Et ka suhtlemisel, et kuidas me räägime, ka need piirid, et kuidas me sõnu valime näiteks, et ma vahel panen tähele, et väga armsad ja toredad inimesed, aga järsku kasutavad hästi tugevaid sõnu, ma ei tea, vandesõnu või ropendavad või et no kui ühele naisele või mehele tundub, et talle ei sobi see, siis on ju see ka piir, eks ole. Seksuaalsusest rääkides ja intiimsusest, et noh, minu töös tuleb seda ette, et vahel inimesed ei tea, et nendega on käitutud halvasti. Nad ei osanud millegiga võrrelda. Et ka need piirid, et noh, kust need asjad tulevad, noh, mõnikord nad tulevad, no näiteks pornofilmist või ongi kuskilt on loetud, et niimoodi tuleb teha, sest siis on hästi kihvt või mõnus või meeldiv, aga see ei ole ju inimest austav. Et selles mõttes ka need piirid, et mis minu nagu need tunnetused on, et jah, see on teekond, aga sellel teekonnal tuleb õppida ja teada saada ka sellest piiritunnetusest. Ja kui me ei räägi inimestele nendest, et millised on sinu võimalikud piirid, siis ta ju ei tea neid. No, ma toon sellise näite, et vahel tehakse seksuaalsetes tegevustes asju, mida siis tõesti matkitakse kuskilt. Ja näiteks naine ja ka mees võib öelda, et mulle ei meeldi see, mulle ei sobi see, seda on minu jaoks liiga palju, ma ei ole sellisteks asjadeks valmis, aga see rääkimine või see tema enda nagu tunne ka tuleb alles hiljem. Ja see ei tohiks niimoodi olla. Et selles mõttes jah, alkoholi tarbimine, narkootikumid, need piirid tuleb maha panna, kindlasti. Sest siis ju jääks ka sattumata suhetesse, kus oli juba palju ohumärke. Vahel ütlen inimestele, et kui teile tundub, et midagi on valesti või midagi ei tööta, siis uskuge mind, ongi. Ma ei ütle, et seda saab või et seda ei saa ma ei tea, parandada või jällegi nagu rääkida, et kas, kuidas ja mis on ju. Aga inimesed ei usu vahel seda ja just nendesama, üks põhjuseid võib olla ka need romantilised filmid, sest et nii paljud asjad on ju hästi. No ma ei tea, mis siis, et ta, ma ei tea, 3 korda nädalas ennast täitsa purju joob. Aga muidu on ju hästi. Et võib-olla naisi, kellele näiteks see sobib, aga kui on naisi, kellele see ei sobi, siis ongi mõtlemise koht, et mis me sellega teeme või jälle ma ei saa ju teist muuta, ma ei saa öelda, et nii, kui sa niimoodi teed, siis ma ei suhtle sinuga. Aga vahel saab ka. Nii et nagu tunnetadagi seda, et kuhu, kui kaugele ma ise, mis on see minu piir, kui kaugele ma ise lähen ja siis
ja siis ka see teise lugu, et noh, mida ma alati tahaks öelda, et kui keegi on kellegi vastu kätt tõstnud või siis olnud vaimselt vägivaldne, emotsionaalselt vägivaldne, siis minu arust ei ole need kohad, millega tasuks leppida või neid piire nihutada. Ja, ma olen absoluutselt nõus. Ja minu arust see nii-öelda sisse juhatab väga hästi selle teise poole, millest ma täna tahtsin rääkida, mis ongi siis suhtemustrid ja perekonnamustrid, et kus üldse sellised mõtteviisid võivad tulla, et võib-olla kui alustada, mille peale ma mõtlesin, et kui palju mõjutab meid üldse just suhtemustrite perspektiivist näiteks ühest suhtest teise hüppamine, nii-öelda sari armumine ja suutmatus üksi olla, et kui sa ütlesid, et üksi olek on väga tähtis, et kui palju see meid mõjutab? Väga palju. Palju selline niisugune suur vastus ja nagu ka kinnine. No vot seesama, et kui me alustasime vestlust sellega, et mõelda ja tunnetada läbi, et kas see seesama näide, mis sa tõid, et suutmatus üksi olla, kust see tuleb, kellele see kuulub, kust ma sain selle, sest vahel saavad inimesed kontakti sellega, et mis selle taga on. No ma ei tea, võib-olla oli lapsena, võib-olla jäi üksi, võib-olla sai sellest trauma, võib-olla, ma ei tea, ema ei tulnud 3 tundi koju näiteks, eks ole. Aga võib-olla on see, et keegi peaks mind kogu aeg lõbustama. Suhe ei ole tegelikult lõbustusasutus nagu selles mõttes. Või et jällegi selline nagu nõudlikkus või suhtesse minemine, nagu sa mainisid. Ma vahel mõtlen, jälle, ma ei ütle, et see absoluutselt nii on, et võib-olla ka teisiti, aga see on jällegi seesama asi, et no võib olla selline perspektiiv nagu, et ma lähen, ma kogen ära selle hea poole ja kui tuleb kõik need sädemed ja kõik see, kuidas ma ei tea, lendlen ja ei söö ja ei maga ja kogu aeg olen õnnest täiesti ümber kukkumas ja siis saab see läbi ja siis ei hakkagi nagu looma siis seda suhet edasi ja tegelema sellega, vaid lähed juba järgmisesse. Et kust see tuleb? Tasub enda käest küsida, mida see tähendab? Et kui inimene on sellega väga rahul ja väga õnnelik, ma ei tea, jah, aga sellega seoses jääb ju ilmselt maha inimesi, kes on haiget saanud. Me ju ei saa kasutada inimesi. Et nagu ma ikka suhte puhul ütlen, et suhte, seksuaalsuse, kõik see koos, eks ole, et täna on olukord selline, kus noored saadetakse ellu nagu põhimõtteliselt istu autosse ja proovi sõita. Mitte ühtegi teoreetilist tundi pole olnud, mitte ühtegi sõitu pole olnud ja no ilmselgelt ei sõidaks ju väga kaugele. Väga palju autosid, väga palju inimesi lõhuks ära ja ilmselt ka tapaks ära. Aga sama lugu juhtubki suhetega, et me läheme või meie ei lähe, aga inimesed lähevad ja nad saavad ise haiget, nad teevad haiget. See on ebateadlikkus tegelikult. Ja kust need mustrid tulevad? Ma just mõtlesin täna hommikul selle mustrite peale, et väga palju räägitakse, et põlvkondade muster. No sellel noorel inimesel on väga raske aru saada, et mis juhtus, ma ei tea, 3 põlve tagasi näiteks. Ja kas see enam üldse ongi oluline? Aga jah, ta nagu tuleb see muster ka see, et võtame näiteks, et näiteks sinu emale on ju tema ema midagi õpetanud. Tema emale on tema ema midagi õpetanud ja isadega sama lugu. Et näiteks kas või see, et kust tuleb nii palju selliseid tunnetusi, mis minu arust on üks selline üsna sage, mida ma kohtan Eestis vähemalt kindlasti, et kuidagi ei usaldata üksteist. Ei usaldata, naised ütlevad, et nad ei usalda mehi. Mehed ütlevad, et nad ei usalda naisi. Erinevatel põhjustel. Et ma ei tea, kas keegi on, ma ei tea, petnud intiimselt näiteks. Et see on ka muide asi, mida alati tasub suhte alguses läbi rääkida, et kus need meie piirid on, et mis on petmine, et kas flirtimine on petmine. Mõni inimene arvab, et näiteks seksuaalvahekord teise inimesega ei ole petmine ja võibki olla, kui need 2 inimest mõlemad niimoodi arvavad, siis on nende väärtused sellised ju. Et ma ei teagi, kas ta siis mustritest nii väga peab kinni olema, võib mõtestada seda,
ju see kuskilt tuleb, aga et kuidas mina tahan ja mis mind kõnetab ja luua see nagu oma ideaalelu. Miks me, no, ma olen täiesti veendunud, et me saame ja võime oma ideaalelu teha. Et me teeme, ma ei tea, äriplaane, kirjutame täiesti detailselt kõik asjad välja ja kui seal ei ole detailselt kirjutatud, siis see saadetakse tagasi ja sa pead parandused tegema. Aga miks me ei tee sellist oma ideaalse eluplaani? Muidugi me kustutame sealt vahepeal midagi maha ja muidugi me kirjutame sinna vahepeal midagi juurde. Aga et kui õnne üks definitsioon on see, et noh, nagu sa ka mainisid, et me viibime palju tööl, me viibime palju kodus, eks ole. Tegelikult võiks peaaegu pooleks, eks ole, 8 tundi tööd, noh, ütleme, kuidas kellelgi, aga ja 8 tundi kodus, eks ole. Siis mulle meeldib see mõte, et kui ma lähen tööle, ükskõik mida ma teen, ma tahaksin olla õnnelik. Ei taha niimoodi, et pühapäeva õhtul mul hakkab juba nagu õlad hakkavad juba raskeks vajuma ja pea hakkab valutama, sest ma näen, et ma ei ole seal õnnelik, eks ju. Ja ma tahan tulla koju. Ma tahan tulla koju niimoodi, et ma tulen reipalt uksest sisse ja me kallistame ja kõik on hästi. Muidugi see ei ole alati, et ma ei hakka siin nüüd uut romantilise filmi stsenaariumit nagu koostama. Vahel ma võingi olla väsinud ja ma võin siis öelda, et ma olen nüüd natuke omaette, aga see baas võiks olla ju üliõnnelik ja ideaalne. Mida ma täna oskan ideaalsena kujutada, seda ma täpselt teengi. Ma hakkasin mõtlema, et ma olen näinud, et kui me rääkisime nendest nagu generatsioonimustritest, kui see nii-öelda minu jaoks vanavanemate generatsioon oli nii-öelda see trend või see tava oli siis pigem pikka õnnetu abielu, et lõpuks vanavanemad elavadki eraldi tubades. Mul on kohutavalt palju sõpru, kellel on niimoodi ja siis samas nende laste puhul ma pigem just näen oma nii-öelda kogu selles nagu meie vanuste ringkonnas seda, et meie vanemad on siis just vastupidi, et nad pigem just lahutavad väga palju, aga samas kumbki variant ei tundu tervislik, et miks me üldse siia nagu jõudnud oleme, et tänapäeval lahutamine on üsna tihedamini ette tuleb olukord, et kust see tuleb üldse? No mul on mõned ideed, et mida ma olen tähele pannud, et jällegi see teadlikkuse puudumine, et mida ma näen, kuidas need kooselud algavad ja ka need abielud on sageli, et no kas või see, et me ei planeerinud rasedust, aga see rasedus tekkis. Ja kuidagi see muster ka, et no mis nüüd siis teha? Noh, hakkame siis nüüd abielluma. Aga et inimesed ei tunnegi üksteist ja tegelikult see tundma õppimine läbi juba perekonna ja väikse lapse või väikeste laste, seal on ju mingid etapid vahele jäänud. Et see ongi seesama, see vestlus on pidamata jäänud, et kas me saame lapsi ja kuna me lapsi saame ja kuidas me mõlemad panustame sellesse, just nimelt mõlemad, et me siis ei saa, kui me pole valmis. Sellepärast, et jälle üks selline nagu minu arust natuke klišee lause, et me ei ole kunagi selleks valmis. No jaa, aga vähemalt nii valmis, kui ma vähegi saan, et ma südames tunnen, et nüüd ma tahan. Et no igatepidi, eks ole. Et see on see, et inimestel pole nagu pikka teineteise mõistmise perioodi olnud. Mulle tundub, et see on üks põhjus, et ma täna räägin, kui ma nõustan, ma ütlen, et ma ei tea, et vähemalt 2 aastat on miinimum ja rõhk on sõnal miinimum, kus me elame, kogeme, loeme raamatuid, vaatame filme, sest me saame nii palju teise inimese kohta teada, mis tal on tähtis, mis tal ei ole tähtis. Seesama me saame tema väärtuste kohta teada, me saame oma väärtuste kohta teada, me areneme edasi sellest. Aga jah, et see enda tundma õppimine on nagu veel täitsa pooleli või täitsa alguses ja juba minnakse suhtesse. Ja siis hakkavad jälle need ootused ja lootused peale, millele keegi teine ei vasta. Et see on ja siis tulebki välja see, kus öeldakse, et kõik umbes nii, et selle suhte ma sõitsin nüüd katki, ostan uue. Põhimõtteliselt seesama auto metafoor on ju, ostan uue auto ja läheb uuesti. Aga kui sa ikka pole paremini sõitma õppinud ja kui sa ikka neid reegleid ei tea, siis võimalik, et sa sõidad ka järgmise auto katki ja järgmise nagu kooselu ka. Nii et
et see on ikkagi minu arvates teadlikkusest ja seesama, et lähme nüüd tagasi siis koolisüsteemi. Soomes näiteks ma tean, et on niimoodi, et kuskil gümnaasiumi viimastes klassides õpetatakse jällegi kõiki neid rahateemasid ja siis, et mis siis saab, kui me lapse saame. Ainuüksi need tehnilised asjadki läbi mõelda, vahetada mähkmeid, laps nutab, mis me siis teeme, nad mängivad neid asju läbi, seda pidi olema kuskil aasta jagu õpetust. Mida ma täna näen, inimesed saavad lapse, nad on täiesti närvis, nad ütlevad nii armsaid asju nagu, et miks keegi mulle ei öelnud, et see nii raske on. No, ta pole õppinud ära mingeid asju. Me ei saa rääkida ju ühtegi keelt, kui me sõnu ei õpi. Et nagu praegu on olukord selline, kus lihtsalt sa pead nagu aimama, kuidas see keel käib, mitte midagi pole nagu teada saanud. Ja siis tulevadki need väga suured pingekohad, sest et lapsed nõuavad tohutult tähelepanu, eriti kui nad tillukesed on, aga see jääb terveks eluks niimoodi. Aga kui inimene tunneb, et tema vajadused on rahuldamata, ma ei tea, partneri vajadused on rahuldamata, tülid võivad tekkida täiesti argi ja raha ja kes palju panustab ja kes lapsega on. Ja sealt see asi siis lahti läheb. Aga mis sa arvad, et kui palju üldse mõjutab nii-öelda neid praegu 20-ndates olevaid lapsi see, et paljud ongi kasvanud kärgperedes üksikvanematega ja näinud lahutust pealt, et loomulikult mõni kärgpere on väga hästi hakkama saanud sellega, et lapsed on väga armastatud ja keegi ei tunnegi, et nad on et ühesõnaga, et on väga hea nii-öelda harmoonia tekitatud seal, aga mitte igas peres, et kui palju see võib mõjutada meie generatsiooni, et meil on nüüd selline generatsioon taga. No, ma näen siin ka ühte sellist head perspektiivi, nagu jälle ei ole head ega halba, aga ütleme siis inspireerivat. Et inimesed üsna väiksest peale ilmselt laiendavad väga tugevalt oma silmaringi ja hingeringi. See teiste vastuvõtmine, lubamine olla, see laiendatud perekonnad, et see ju tegelikult õpetab väga palju. Et ta mõjutab kindlasti, aga kui ma küsin ka koolides, et kui paljud teie vanemad on koos, siis sageli ongi seesama vastus, et pooled on lahus. Kui ma küsin inimeste käest, kuidas sa tunned ennast sellega, et su vanemad on lahus, et ma seletan ka, et miks ma seda küsin. See on inspiratsiooniks see, et aga kuidas sina ise oma elu looma hakkad. Sest et ega lahutuse eest ei ole keegi nüüd kaitstud, mitte millegi eest siin elus ei ole keegi kaitstud. Aga just see, et aga see ideaalplaan, et okei, sellest tuleb mõnikord lahti lasta. Ja minnes tagasi siis selle juurde, et osad lapsed ütlevad, et mul ei ole sellega mingit probleemi. Ega ma kunagi ei tea, kas see päriselt ka ei ole või ei olegi. Aga mida ma olen ise kogenud, et minu vanemad läksid ka lahku, kui ma olin teismeline ja mul ei olnud sellega probleemi. Aga ma ei tea, võib-olla ma ikkagi mingi hirmu võtsin kaasa sellega seoses, sest sageli midagi ikka võetakse. Kas või see hirm, et äkki mind petetakse või äkki nagu natukene nagu umbes manad seda asja kaasa, et äkki mul läheb ka niimoodi. See võib olla kas teadlik või alateadlik. Et sellest tuleb hästi teadlikult välja tulla, et minu vanemate elu ei ole minu elu ja mina võiksin võtta kaasa selle, mida sealt kaasa võtta oli, ka selle, mida ma tollel ajal ei nautinud või heaks ei hinnanud. Aga jah, et see on see nagu see hea koht ja teine see armas mõte, et kui sa nägid, mis sulle ei meeldi, siis tee päriselt ka ise paremini. Et vaata, kui seesama asi on, et me oleme inimesega koos olnud, teda tundma õppinud, ma ei tea, reisil käinud, vaata reisidel väga palju tuleb selliseid situatsioone, kus nagu avaldub inimese nagu mingi pingetaluvus või midagi. No seda ma ei saa soovitada, et ma ei tea, veini joonud palju, sest vaata, alkoholiga on see, et väga palju kaitseid ja nagu selliseid maske tuleb maha. Või siis, ja seda nii mõlemas suunas, et võivad avalduda mingisugused asjad, mida ta muidu suudab kontrollida ja muidu ei suuda. Et see tundma õppimine ja siis, kui lähed juba sinna abiellu ja ma ei tea, tõesti, kui ikkagi selgub millegi pärast 5 aasta pärast, me areneme tohutu kiirusega. Minu arust praegu veel eriti, et väga võimalik on, et see, kes mulle kõik tundus nii õige, inimesed vahel ei lase ka sellest loost nagu lahti,
aga ta oli nii täiuslik, ta oli nii õige minu jaoks ja siis ei lase lahti ja on väga frustreeritud ja närvis. Aga see võib juhtuda, et noh, lihtsalt see tee kõik nii õigesti kui võimalik, aga ole valmis ka sellest loost lahti laskma. No selles mõttes nii õigesti, mitte see, et minu õigus on see ja sinu õigus on see, et ma täna hommikul mõtlesin selle tõde ja õiguse peale ka, et tead, sa tee tööd ja siis tuleb armastus. Ma ütlesin vahel, et siis läheb minu arust viimanegi, aga et kui ma mõtlen, et see üldse inimeseks arengu juures, et see tõde ja õigus, mulle tundub, et pool elu inimesed tegelevad oma tõe ja õiguse tagaajamisega ja teistele presenteerimisega, et vaata, ma oskan seda asja nii vingelt teha. Ma olen ise ka seda teinud. Vaata, ma olen nii vinge, ma mõtlen niimoodi, mõtle ka niimoodi. Ja sellest tekib väga palju nagu pinget ja frustratsiooni. Et see umbes, et nagu ühes käes on lipp tõde ja teises käes on lipp õigus ja siis joostakse sellega pool elu ringi. Mõnikord veel võib-olla surmani. Et seda ma küll täna nagu inspireeriks noortele inimestele, et kõigil on oma tõde ja oma õigus. Ja siis on lihtsalt meie valik, et kas meil on need sarnased või siis ei ole. Jah, ja mina näen ka nagu selles nii positiivset kui ka negatiivset aspekti, aga isegi rohkem võib-olla positiivset, et see lahutatud vanemate nagu näiteks, et kui suhtes mul on elukaaslasega perekonna nii-öelda ajalugu üsna sarnane, et siis on kohe oli väga lihtne leida mingisugust baasi, et kuidas meie tahaks, et oleksid asjad ja üldse, et millistel tingimustel ja kuidas perekond ja mida meie jaoks perekond tähendab, et see tähendab hoopis midagi muud, näiteks kui oli võib-olla lapsepõlves ja see on nagu, pigem ma näen selles väga positiivset asja, et sa võtadki kõik, mis sa oled õppinud ja siis üritad ise võib-olla natuke teistmoodi teha ja näha, et äkki siis see töötab ja samas ega see, isegi kui me räägime lahutusest ja kõik see, et ega vahepeal ongi lahutus väga vajalik, et selles ei ole ka nagu mingit häbi või sellist nagu, et see mõne inimese jaoks on ülitähtis ja mõnes suhtes see on hädavajalik, et seda peab ka, sellest peab ka nagu, seda peab teadvustama nii-öelda. See on ka see, et tegelikult minu arust on see julgus elada, et seesama positiivne aspekt veel, et noored inimesed näevad, et vanemad inimesed julgevad oma elu muuta. See on väga inspireeriv ju ka tegelikult, et kui ei ole seda suhet enam sellistel tasanditel, nagu ta peaks, siis vahel, kui inimesed arvavad, et lapsed ei saa sellest aru või noored ei saa sellest aru, siis see ei ole kindlasti tõsi. See pinge, mis nagu selles kodus on, ta võib olla väga varjatud, aga ta on olemas. Et see on jällegi selline autentsuse ja aususe lugu. Tegelikult tuleks väga ilusti seletada ja väga hästi seletada ja mis muidugi lahutuste puhul mõnikord näed, et tekivad sellised pinged, võib tekkida manipuleerimist igatepidi lastega, nii et võt, kui selliseid asju ei juhtu, siis see on väga inspireeriv. Aga et ei läheks nagu sellise traumadesse ja draamadesse, aga jaa. Ja üldsegi suhteid tehes inimesed või luues, et inimesed liiguvadki selle poole, mis on neile tuttav, vahel ka selliste mustrite poole, mida nad tegelikult ei tahaks, või siis liiguvad sellest eemale, mida nad kindlasti ei taha. Ja vahel on ikka niimoodi, et nad nagu märkavad ennast sellistes kohtades, et aga niimoodi ma ju ei tahtnud. Et siis saab jälle nagu kraavist välja sõita. Et ma mäletan ise, kui ma laps olin, siis minu emal oli selline komme, või mitte komme, aga ma sain aru, täna ma saan sellest väga hästi aru, et tal lihtsalt mingil hetkel tekkis, et kui ta oli pahane või midagi oli siis nagu halvasti, ta ei rääkinud natuke aega. Ja mida võib tegelikult ka üheks väärkohtlemise viisiks nagu nimetada, et mõtle, kui sa lähed mehega tülli ja temaga mitu päeva ei räägi, siis teine tunneb ennast ju õnnetuna, ise tunned ennast õnnetuna ja kõik need muud asjad, et sa võid küll, ütleme, kuidas seda nagu kenasti teha, siis on see,
et jah, ma saan aru, aga ma võtan aega mõtlemiseks, aga lihtsalt kui teine inimene peab suu kinni ja enam üldse mitte midagi ei ütle, siis ikkagi ilmselt mõlemad pooled tunnevad ennast halvasti ja mina ka lapsena tundsin ennast halvasti ja sellistes situatsioonides. Ja siis ma mõtlesin, ma olin väga väike tüdruk, kui ma mõtlesin, et mina niimoodi kunagi ei tee. On, mis on, aga mina niimoodi ei tee. Ja no mitu korda võid arvata, kas ma tegin või ei teinud. Muidugi tegin. Et see on jälle, aga see on seesama teadlikkusse tulek, et ma saan aru, see on nüüd see, mida ema ütles, siis see järgmine asi, ära nii tee, mis sulle ei meeldinud. Aga kuidas üldse teadvustada neid perekonnamustreid endale, sest et nad ju tekitavadki tihti eriti suhte alguses päris palju probleeme, sest et sa õpid teist inimest tundma, kes on täiesti teisest perekonnast, tema nägemus suhtest on täiesti erinev kui sinu oma, isegi me matkime tihti oma vanematelt maha asju, mis on tõesti nagu tohutult alateadlikult, näiteks see, kuidas ma reageerin asjadele, tuleb sellest, kuidas mu ema reageerib neile või selleks, kuidas me alguses näiteks nii-öelda, me otseselt ei ole kunagi tülitsenud, aga et kui me nagu räägime mingitest asjadest, mis meid häirivad, siis me teeme seda näiteks täiesti erinevalt ja mõlemal tuleb see nagu perekonnast, et kuidas üldse teadvustada selliseid asju ja mulle tundub, et see on ka asi, mida peaks nagu palju rohkem omavahel ka kommunikeeruma, et kuidas perekonnas need on toimunud, sest nüüd, kui me põhimõtteliselt oleme nagu lockdownis olnud aasta aega, ma arvan, kõik inimesed on oma elukaaslasega kõige rohkem aega võetnud, kui üldse nad on koos olnud, on ju, et siis nad on kindlasti õppinud neid mustreid juba natuke paremini tundma, et kuidas üldse aru saada, et need on meil või kuidas nendeni jõuda või kuidas lahti muutida, aga võib-olla seda, et kust see tuleb? See on jällegi see asi, et vaata iga päeva elades sa tunned väga hästi selle ära, kus see juhtub. See nagu seesama teadlikkusse tulemine või endasse tulemine, et mina olen soovitanud inimestele, et küsi enda käest küsimusi. Kus see tuleb? Kas see on sellega seotud? Mis iganes näiteks nagu emaga või isaga või kellegi teisega, kõik ei ole perekonnast, eks ole, et on ju veel nagu pikemalt. Et kui me räägime nii palju täna hetkes elamises ja elamisest ja rõõmus elamisest, et siis meil ongi kogu aeg need hetked, kus me nagu näeme, et okei, mu reaktsioon oli praegu selline, aga miks mu reaktsioon oli selline? Kas ma olin siis vaikivalt reaktsioonis või ma olin siis nagu juba häälega reaktsioonis, on ju? Et küsi enda käest küsimusi. Ja teine koht, mis on väga hea suhte loomisel, rääkida ära oma lapsepõlvest nii palju asju, kui mäletad. Esiteks see loob lähedust ja kõiki oma tundeid ja rõõme kindlasti ka, et see ei tähenda nüüd, et kõik need mured ja probleemid ainult, et mis sulle meeldis, mis sulle ei meeldinud, mis su ema käitumises meeldis, mis su ei meeldinud. Hästi-hästi sügavalt, sellepärast, et siis on teine pool see, kes saab aru, et kui sul on mingi reaktsioon, et tema ajalugu on selline, see võib tulla sellest, ei pruugi, aga et siis te saate ka sellest kunagi rääkida, kui näiteks on rahunenud see koht, et kuule, vaata, kui sa siis tegid niimoodi, et kas see võis olla niimoodi. Et mul tuleb enda lugu meelde, kuidas ma olin, ma ei tea, ka kuskil 20, võib-olla 30-ndates ja ma nii väga tundsin kuidagi sellist reaktsiooni, et kui mu mees midagi tegi, siis ma mõnikord nagu, ma teadsin tema perekonnalugu, ma teadsin, et ema oli väga, või et vanemad olid üsna nõudlikud ja et ta rääkiski mulle täpselt seda lugu, et ta küsis mingeid erinevaid asju, et ma ei tea, ta tahab näiteks, ma ei tea, tahab midagi, eks ole, ma ei tea, maadlema tahab näiteks minna. Ja siis ema rääkis pika loo, et ei, see on nagu nii halb ja ei, ühesõnaga väga palju põhjuseid, miks ta ei tohi minna. Ja tema võttis sellest kaasa selle, et tead, ära küsigi, ära nagu räägigi. Et nagu tee ära asjad ja tead, lähed ise maadlema või ma ei tea, ise paned ennast kirja kuskile või ja see on muide väga paljudes perekondades on niimoodi läbi aegade olnud, on ju. Aga kui ma hakkasin märkama, et meie elus hakkab nüüd sama lugu, et ta teeb mingi asja ära ja siis ta räägib mulle sellest pärast ja mind nagu segasse.
ja siis, aga ma ei osanud, mul ei olnud siis tookord teadlikkust, et öelda, et kuule, et arutame nüüd seda, et äkki kuidagi teeme, hakkame ikkagi teistmoodi tegema, et noh, et mis see muster tuli kaasa, on ju. Kõik, mis ma oskasin öelda, oli umbes peaaegu, et panin käed puusa, ütlesin, et miks sa niimoodi teed, nagu su ema oleksin. et vot see on ka üks selline hästi suur teema, et vahel me omistame oma partneritele üldse, siin tuleb selline nagu topeltvanemlus, et kui on juba enda lapsed ka, et siis on see, et me omistame vanemate igasuguseid lugusid, noh, see turvatunne, see armastus, mida me otsime või et noh, miks öeldakse ju niimoodi, et tütred valivad isa järgi mehe või poisid valivad ema järgi või, et see on lihtsalt see tuttavlik asi, eks ole. Ja vahel pannaksegi projektsioon tulebki nagu vanemale kohati, aga see ei ole ju siis mehe ja naise vaheline suhe, see on siis ju hoopis teine suhe ja kuidas siis jõutaksegi ühel hetkel sinna, et ma ei taha intiimsust või ma ei taha, ma ei tea, midagi arutada või ehk siis hakkavad tulema ka need vanema ja lapse lood ülesse, aga tegelikult pole see üldse see inimene. Ja siis on nagu see teine koht, kui me oleme juba ise ka veel vanemad, siis ju see, et mine vii emmele või tule too issile või mine räägi emmega või et siis meil võib jälle nagu vajuda kõrvale meie suhe. Et siis lõpuks me olemegi kaasas nagu oma vanemate läbi, nagu selles mõttes, et sa vaatad oma mehe poole kohati nagu isaga seonduvates asjades, tema emaga seonduvates asjades ja siis on meil veel enda lapsed ja siis minu arust see võib ka olla üks põhjus, miks lõpuks ei osata seda nagu ära tunda ja loobutakse suhtest. Sest et kõik asjad on nii risti ja rästi ja siis need igasugused valud tõusevad ja selline kommunikatsiooniprobleem tekib nagu. Aga ta tekibki siis, kui me ei tea, et need juured on hoopis seal. Nii et jah, see, et äratundmise koht, rääkida võimalikult palju oma lapsepõlvest ja igapäevahetkes tajuda neid kohti, me tajume kõik neid, ma tajun neid tänase päevani. Ma eile kuulasin ühte intervjuud Helgi Sallo, kes on minu arust alati selline hästi lustakas ja naerusuine ja armas ja ta ütles sellise lause, et ma ei tea, mis asi see on, aga et mida vanemaks ma saan, seda rohkem oma ema nagu noh, kas või seal Õnne 13 mängin, et kõik, mida ta ütleb ja kuidas ta keha on ja kõik, meil võib juhtuda see kõigil, kui me ei, noh, et see ei ole halb ega hea, aga lihtsalt, et nagu teadagi seda, et miks ma nüüd niimoodi teen, miks ma nüüd ei usalda, miks ma niimoodi räägin, käitun, et see saab lahti lasta nendest mustritest, kui sa tahad mingitest asjadest lahti lasta ja see tuleb läbi teadlikkuse. Aga sa just ütlesid ka, et kõik mustrid ei tulegi perekonnast, on ju, et tulevad ka suhetest, sest et meil on ikkagi kõigil mingisugune suhteajalugu, et kuidas neid suhtemustreid üldse kommunikeerida oma inimestega, sest et noh, need on ka sellised asjad, mis alguses võib-olla on keeruline neist rääkida, aga samas väga palju suhetest tulenevaid komplekse on inimestel või selliseid, ma näiteks kuulasin ühte podcast'i Eesti kahest influencer'ist, kes rääkisid ka seksist ja intiimsusest ja siis nende podcast'is kõlas hästi tugevalt välja see, et nemad justkui rääkisid, et see on suhtemuster ja nad kommunikeerisid seda oma partneriga ja kõik asjad, aga isegi tundus rohkem, et see on nagu, noh, näiteks seal oli teema porno vaatamine kui petmine, masturbeerimine kui petmine, sellised nagu väga huvitavad lähenemised nendele asjadele, et nemad olid nagu küll oma partneriga asjad ära kommunikeerinud, aga vahepeal ka tundub, et sellised kompleksid oleks nagu asjad, mis, kui sa partneriga ära kommunikeerid, et siis sa hakkad ka nendega tegelema, et sa mitte lihtsalt ei lao neid nagu ette ja ütled, et vot nii, mul on sellised tingimused, on ju, et see on petmine, see on vale, see on nii, on ju, see mulle ei sobi, et kas suhtemustritega, see tundub nagu ka asi, millega me tohutult palju kogu aeg peame suhteaegadel tegelema, sest et see ajalugu ikkagi vahepeal tuleb jälle uuesti ette ja kui sa oled samas olukorras uuesti, kus sa oled juba olnud ja nii edasi, et kuidas neid üldse nagu esiteks teemaks tuua ja teiseks, kui palju nendega tegelema peaks ja kas nendega peaks pigem, noh, nendega vist ilmselt peaks siis tegelema nii üksi kui ka oma partneriga koos. Siin on nii palju mõtteid tekkis mul kohe, et
no vot sellega on jälle seesama lugu, et algusest peale olla nii aus kui võimalik. Ja siis ongi, aga kui aus siis on võimalik, sest et mõnikord on ka suhetes juhtunud ju asju, eelnevates suhetes näiteks, millest ei taheta mitte kunagi mitte kellelegi rääkida või et kindlasti mitte järgmisele partnerile, sest üleüldse järgmisele partnerile eelmisest suhtest rääkimine on väga trikilugu. Kui palju siis, noh, me ei saa ju, ütleme siis nii, kui ühest inimesest on lahku mindud, siis me ei saa seda seal suhtes nagu edasi pidada, on ju. Jah. Et me ei saa ju, ma ei tea, kolmekesi või neljakesi suhtes olla, aga no osad inimesed saavad nii otseses kui kaudses mõttes, on ju. Aga et mis nagu ära mõelda, jah, et kuhu maani ja et siis ka lahti lasta sellest suhtest emotsionaalselt nagu eelmisest. Sest et on inimesi, kes on valmis arutama, ma ei tea, aastate viisi eelmist suhet. Noh, just sellepärast, et see on nagu, noh, ma ei tea, et ju ta siis vajab seda või see on tema tervenemise lugu, on ju. Aga et seal on ka see, et kui inimesed teavad, et nad on omavahel hästi lähedases suhtes, siis muidugi võib arutada, aga mitte see ei ole jälle mingi lipp või mingi asi, mida kogu aeg püsti tõsta, et kuule, nüüd oli jälle see lugu, kuule, mul oli eelmine kord ka see lugu, on ju. Et ikkagi tuleb nagu endasse teekord läbi käia, et minu arust on selline armas ja lihtne küsimus, mida sa võtsid mõnusalt kaasa sellest eelmisest suhtest ja mida sa võtsid sellist, mida sa ei taha enam nagu kogeda. Ja siis sa räägidki sellest, et mis on sinu mitte ootused, aga et nagu arutled, et miks sa seda ei taha, et sa nagu laiendad, et kui noh, ma ei tea öelda kellelegi, et mina ei taha, et sa pornot vaatad mitte kunagi, siis ma ei teagi, kas me siis või mis siis saab, on ju, et noh, on inimesi, kes ei vaatagi ju mitte kunagi, ei tea, võib-olla tuleb siis kohe see inimene leida. Et jah, et see arutlemise, nagu selline pehme arutlemise viis oleks hästi-hästi oluline. Aga jah, et kui palju üldse rääkida eelmistes suhetes, minu arust ainult sellel baasil, et mida mina tundsin või mis mind nagu, ma ei tea, siis liigutas, häiris või ebamugav tundus. Sest et see oli ju, see on nagu ühe klassi läbimine, vaata, kui 7. klassist lähed 8. klassi, on ju, noh näiteks. Ma loodan, et see käib ikka niipidi suhetes, mitte nagu esimesse ei lähe tagasi. Et siis nagunii tuleb ju 8. 7. klassi korduseid. See on midagi, mida ma varem ära õppisin, et need ained lähevad edasi. Et niimoodi on ka suhetega, et kuidas rääkida, mida rääkida ja mida ma väga-väga soovitan. Öeldakse sageli, et kui inimesed näiteks jõuavad teraapiasse, näiteks ka paariteraapiasse, et siis on juba päris mitmeid aastaid hilja. Üks väga-väga hea soovitus minu arvates on see, meil ei pea mitte midagi halvasti olema, aga lähme ja räägime neutraalse inimesega. Sest et see on seesama lugu, et ma võin mõelda välja aastakümnete jooksul, kuidas teha kõige suurepärasemat, ma ei tea, jõulupraadi. Aga täitsa vabalt võib olla see, et ma õpin ära selle aasta jooksul, sest ma olen selle kohta lugenud, ma olen katsetanud, mind on juhendatud, ma ei tea, emad, vanaemad on juhendanud või siis mingid telekokad või mis iganes, on ju. Ehk siis sa võid saada või noh, et inimesed võivad saada mingisuguseid selliseid, ma ei ütle, et nõkse, aga noh, jah, ideid ja inspiratsioone, mis neid võivad nagu juhtida mööda sellest, et nad ei, ütleme siis nii, kõiki pangi ei pea ka ikka läbi ise astuma ja rehasid. Et mõnikord on see, et võib-olla see terapeut aitab nagu mingid need pangid juba kuskile kuuri ära panna ja rehad ka, on ju. Et see on ka selline õppimine, et noh, et kui me oleme selles situatsioonis, et meile koolides seda väga palju ei õpetatud, et me õppisime ju oma vanemate pealt enamus asju ja noh, ka siis oma sõprade vanemate ja sõprade pealt, sest vaata esimesed, ütleme sellised suhteproovid ju tulevadki sõbrannad ja sõbrad. Noh, see on ju ka omamoodi armastus ja lähedus ja et jah, see on sellised asjad. Jah, et ma olen nõus. Ja ega tegelikult ka nagu ma olen kasvanud üles üsna nagu kristlikud sõprade ringis ja väga
üks suurimaid eeskujusid, mis mul seal olnud on, mida minu arust iga suhe võiks nii-öelda, ma ei tea, üle võtta või inspireeruda sellest. See, kui palju käivad näiteks just kristlikes kogukondades üles kasvanud inimesed nii-öelda, et neil on nii-öelda nagu mentorid suhtevallas, et kui noored kihluvad, kristlikus maailmas noored kihluvad üsna varakult, et siis enne, kui nad abielluvad, näiteks on niisugune nagu nii-öelda mentorlus, et sa käid näiteks ühe kogenenud abielupaari juures ja siis nad arutavad kõiki suhtega seotud asju või üldse elulisi asju ja minu arust see on ka nagu väga-väga huvitav viis, kuidas oma suhet kohe alguses, et sa ei pea minema siis sinna, kui juba on midagi halvasti, vaid pigem just vastupidi, lähedki siis, kui on kõik väga hästi, sest siis see tähendab, et võib-olla saab veel paremini minna, on ju. Et minu arust see on väga huvitav ja selline asi, mida me ise ka oleme või mida ma olen oma ellu kuidagi nagu kaasa võtnud, et ma arvan, et see on ka nagu just, et pikaajalise suhte puhul tundub ülitähtis, sest et teine inimene toob nii-öelda või kolmas isik toob teemasid välja, millest ta võib-olla ise mõtled, et ei viitsi rääkida, tegelikult on seal mingisugune palju sügavam probleem taga, on ju, et see tundub väga vajalik ka ja mina ka nagu on nagu tore näha või kuulata, kui inimesed teevad seda palju varem ja jagavad neid kogemusi. Need kogemused on alati olnud ülihead ja need suhted on tavaliselt üli tugevad. Et minu arust see on väga suureks eeskujuks. Ma just mõtlesin, et kuidas see nagu veel võib käia, et see on väga-väga hea näide. Aga vaata, ongi niimoodi, et kuna tavaliselt jõutakse kas siis nõustaja juurde või mentori juurde, ütleme klassikalised, et mis mina tahaks öelda, et midagi ei pea halvasti olema. Keegi peaks nagu just neutraalse pilguga, et sa saad rääkida, et vaata mõnikord on ka see, et inimesed ei taha sõbrannadele ja sõpradele kõike rääkida või et millised nagu nende mingid murekohad on või ma ei tea, võib-olla ka mingid häbikohad või mis iganes, on ju. Ja jah, et just, et kõik võiks käia ja näha, et see annaks nagu võimaluse näha teisi aspekte. Aga kuidas see siiani on väga palju ka toiminud, on ju see sõbrannad ja sõprade maailm. Aga nemad ei ole ju neutraalsed. Isegi kui minu üks sõbranna ütles hästi toredasti, et ega me ei ole su fännklubi, et muidugi me ütleme sulle ka asju, mis ma ei tea, tuleks muuta, on ju. Siis tegelikkus on ikkagi see, et väga raske on mõnikord asju öelda otse välja niimoodi sõprade vahel ka, nii nagu suheteski, on ju. Aga et jah, et sellise nõustaja juures, et arutame või sest iga paar näeb ju neid kitsaskohti suht alguses. Ja need on need kohad, need kohad, et aga siin me nüüd hakkame mõtlema, mis me teeme sellega. Et ma ei tea, mingi uuring, aga arvamus on, et 9 kuu pärast läheb see sügav armumine üle. Aga see ongi see koht, kus me hakkame nüüd sügavat armastust looma. Ja sügav armastus, ma ei tea, ühtegi paari iseenda puhul täpselt samamoodi, kus ei olnud ühtegi tüli, ühtegi valesti mõistmist, erinevat mõistmist, see pole võimalik. Aga ja see, et sa kellegi juures käid, arutad, kas või täpselt see, et mul on sellised mõtted, ma ei tea, tuleb tunne, soov, et tahan last saada, mu partner ei ole veel valmis selleks. Ja selliseid arutelusid on ju nii väga vaja. Aga praegu on ikka see, et me räägime sõpradega klassikaliselt, eks ole, ja tegelikult sinna see asi jääbki. Loeme võib-olla mõned artiklid ja mõned raamatud ja siis ongi kogu meie pagas, millega siis minema. Aga kui sa rääkisid, et ongi nii-öelda need ohumärgid, mida ei märgata, või inglise keeles neid nimetatakse red flags, on ju, et nende märkide nii-öelda eiramine, et miks üldse inimesed teevad seda või et okei, alguses me teeme seda, on see armumise faas ja siis mees ongi nagu Kreeka jumal ja tal on, kõik on perfektne, on ju. Aga et ka nagu edaspidi paljud endiselt eiravad märke, et
miks me nagu aju või kuidas psühholoogia, mis see seal taga on? Võib-olla see on üks nagu põhjus on see, et me ei lase sellest muinasjutust lahti. Et ikkagi kuna siis need kleidid tulevad ja mis siis nüüd üldse edasi saab ja et sellest muinasjutust ei lase lahti ja kui inimesed on tulnud kuvandiga, et üks suhe ongi kogu aeg üks pidu ja pillerkaar ja õnn ja õnnelikkus, mis ta muidugi võiks olla, aga seda saab niimoodi luua. Aga teadlikult ja liikudes ja pillerkaar saab ka ühel hetkel läbi, ega siis selles mõttes, et selleks korraks saab läbi. Et ega kui mul sünnipäev on, ega siis mu sünnipäev ei ole ju iga päev ja niimoodi järgmised, ma ei tea, 90 aastat on ju. Aga siis tulebki see koht, mis võib-olla ongi kuskil ära hirmutatud, et nüüd tuleb see töö tegemise koht. Aga tööd nagu teha ei tahaks ju. Ja siis ongi, et kuidas see emotsionaalselt ja arenguliselt nagu lubab, et kuidas me hakkame siis nendest asjadest rääkima ja minu arust üks selline suur puudus on, et inimestel ei ole õpetatud ilusat rääkimist. Ilma hinnanguteta, ilma solvamata, ilma solvanguteta. Et kui mingi asi nagu hakkab toimuma, siis tegelikult hakkavad tõusma sellised energiad, kus nagu läheb nagu metsa, võib minna metsa. Ja ma ei ütle, et vahel on ka vaja sellist nagu tunnet. Vaata, ma ütlen vahel, et naised on nagu stiihia, ma ei tea, või seal on kõik torm ja päike ja kõrb aga meestega võib samamoodi olla. Ega siis naised, see ei ole niimoodi, et neil on nüüd kõik lubatud ja nii on. Et kui me nagu hakkame tundma neid märke, siis me saame ju rääkida. Vahel on täitsa oluline mitte rääkida. Ma tean, et igal pool öeldakse, rääkige inimesed, rääkige südamest südamesse. Ja mul on veel selline harjutus, kus on see, et näiteks lähed mere äärde jalutama, kõnnite ühtepidi seda kallast, ma ei tea, tund aega, räägib ainult üks, teine üldse vahel ei sega. Ja siis lähete tagasi ja siis räägib ainult teine. On hästi hea selline baaripraktika, mida kõik võiksid teha aeg-ajalt. Ja ta võib rääkida ükskõik mida, et ma ei tea, eile nägin ilusat kleiti poes ja siis, aga samas mul on, ma ei tea, nädalaga tagasi sa käitusid niimoodi ja et lihtsalt ta laseb nagu kõik selle endast välja ka neutraalselt. Aga miks seda siis tõesti eiratakse, ongi see, et ei osata sellega midagi peale hakata. Ja sageli ongi see, et kui ei osata midagi peale hakata, siis on see, et kas pannakse suu kinni või siis tuleb tüli. Aga seda nagu järgmist varianti ei ole. Aga võiks ju olla. Et kas või see armastamise ja mõistmise lugu ju ka, et kas või see mõte, et aga tema mõtleb niimoodi, et kuidas ma saan nagu seda tema perspektiivi ka vastu võtta, näiteks. Aga siis tuleb jällegi see väärtuste koht ja see piiride koht, et kui sul on need kuskil seal, et need ohumärgid hakkavad nagu seal blinkima, siis tuleb ikka väga-väga sügavalt tunnetada. Ma ütlen vahel seda, et kui me mõtleksime kõik asjad välja, siis me kõik oleksime juba ülirikkad, üliheades suhetes ja kõik töötaks kogu see maailm nagu lihtsalt paradiis. Ja ma arvan, et me liigume sinna poole. Aga võib-olla inimeste probleem ongi see, et nad väga palju mõtlevad ja analüüsivad ja ratsionaliseerivad, aga nad ei tule siia südamesse. Et mõlemad on ju tähtsad. Vahel on vaja teha otsuseid peaga, aga väga palju südamega. Ja tegelikult ta peaks mõlemad pidi nagu olema, et nii üks kui teine on rahul, nii süda kui mõistus. Ja siis ta ongi nagu õigesti. Aga vahel, jah, ma praegu, ma ei tea, millegipärast oli veel see mõte ka, et me ju teame, et täna jälgitakse palju influencereid, Instagramme, kõike, mis me ju kõik teame, et influencer ei puutu asjasse, aga näiteks Instagrami pildid, me ju teame, kuidas neid luuakse. Me kõik suudame, ma suudan ka oma kodu ära koristada, igale poole lilled ja küünlad panna ja öelda, et elangi iga päev niimoodi. Päris nii ei ole, mul kohal on nõud pesemata ja nii edasi, on ju. Et ma kuidagi väga inspireeriksin seda ka veel, et üha rohkem hakkaksid inimesed rääkima ausalt, nii suhetest, endast, tunnetest. Me teeme ka seda juba ammu, aga minu arust peaks väga sügavamaks minema. Sest et kas või see sama häbi ja tabu koht nagu
kui me alustasime sellest, et inimese kehas ei ole midagi häbi. Inimese mõtetes ju ka ei ole, kui nüüd ei ole tegemist, ma ei tea, mingi kuritegevuse või noh, et räägime nüüd ikkagi normist, eks ole. Et siis, kui me räägimegi seda, et ma ei tea, ma läksin tülli või ma ei mõistnud või ma ei tea, ma karjusin kõigest kõrist, on ju, või ma ütlesin väga-väga halvasti, et siis me ei loo ainult seda roosa manna maailma, vaid et me hakkame rääkima üha sügavamalt ja ausamalt suhetest. Kui mina nõustan, siis ma vahel toon oma elu näiteid. Ja mul oli nii armas üks naine, läks ära ja ütles, et ma olen nii tänulik, et te tõite oma elu näiteid, et mulle tundus, et te teate nagu kõike ja kõik on täiuslik. Ei, ma ei tea kõike ja kõik ei ole täiuslik. Ma väga tahan seda luua ja on hetki, mis on täiuslikud ja on hetki, mis on ebatäiuslikud. Ja nad on täiuslikult ka täiuslikud. Aga kui sa oled nii palju neid lugusid kuulnud, et kas on mingisugused asjad, mis peaksid või võiksid olla just siis selles tervislikus suhtes, mille peale võib-olla inimesed kohe ei tule, et mis ei ole sellised asjad võib-olla, mida, ma ei tea, buduaarist loed, on ju? Et sa mõtled, et millised siis asjad on tervislikus suhtes? Jah. Ausus. Et inimeste aususega on see lugu, nagu ikka räägitakse, see on natukene nagu tundub, et see on juba ära leierdatud ja kõik, aga tegelikult ei ole. Sest et kui me võtame aususe ja usalduse, siis inimesed saavad sellest väga erinevalt aru. Et see on ka nüüd see üks väärtuste koht, et kui me räägime, et mis on sinu jaoks ausus või mis on sinu jaoks usaldus, et see on vundament. Me ei saa mitte kuidagi teistmoodi seda suhete lossi üles ehitada kui usalduse ja aususe peale. Et see, et me teekonnal minema hakkame ja igasuguseid asju võib ette tulla, see on ju see, miks me üldse kõigega toime tuleme. No, toon sellise näite, et kas see sama, mida sinagi rääkisid, et mis on petmine. Täna maailm on nii rikas, nii palju on erinevaid suhtumisi. See, ma ei tea, üks ütleb, et sa vaatasid paremale seda naist, kes seal ilusas punases kleidis oli ja see oli petmine ja teine, nagu ma ennem ka ütlesin, et ma ei tea, võib mida iganes ära teha ja see ei ole tema jaoks petmine. Nii et kui me esiteks jah, et kui ma ütlen ausus ja usaldus, siis sellest nagu sõnadest jääb väheks, et siis me peame ka rääkima sellest, mida see meile mõlemale tähendab. Et kas see igivana küsimus, et kas mitte rääkimine on valetamine. Eks ole. Siis kui meil on keha ja hing ja emotsioonid ja kõik, et siis see peab olema, et mis mulle on tähtis ja mis sulle on tähtis ja et näiteks ei saa rääkida täna sellest, et kõik inimesed tahavad seksida ja kõigil inimestel on seks tähtis. See ei ole nii. See ei ole nii. Ja kõik peavad ühtemoodi palju seda tegema või ma ei tea, ühtemoodi vähe seda tegema. Me ei ole sellised harilikud pliiatsid karbis. Me ei ole ühtemoodi. Me tõesti ei ole. Aga see, et mis on ühes täiuslikus suhtes, seda me hakkamegi arutama, et kui meil on need väärtused, siis kuidas me need ühildame ja kuidas need olemas peaksid olema. Minu arust on veel selline hea mõte, et mis mina tundsin praegu, mis mind kõnetas, et just see usaldus, ausus, intiimsus, igasugune intiimsus, see, et me räägime südamest südamesse ja füüsilises plaanis ja igatepidi, aga siis on see väga tark küsimus jällegi, küsida enda käest, mis minu jaoks on tähtis, et ühes suhtes on. Mis see baas on, mis on minu jaoks tähtis ja siis küsida partneri käest, mis sinu jaoks on tähtis, et ühes suhtes on. Siis võrrelda. Ma ükskord kirjutasin ühe artikli, kus mul tuli selline suurepärane mõte, naljakas mõte, aga minu arust oli see suurepärane. Et vaata, paljud suhted, eks ole, ju ikkagi lähevad lahku ja minnakse edasi. Et äkki peaks nagu eelmise partneri käest selle review küsima.
kui ma sellest rääkisin, siis kõik nagu mu sõbrad naersid, ütlesid, et kas sa teed nalja või. Mhm. Ma ütlesin, et aga kuule, et mõtle, kui paljud õnnetud suhted jääksid nagu ära, et kuna tema on juba selle kõigega tegelenud. Mina näiteks küll saaksin öelda oma suhte või suhete kohta, et mis on nagu tohutult tugevad küljed. Ja siis ma saaks öelda sellise hästi ilusa mõtte. Minu jaoks olid need kohad nagu rabedad, aga kui ma näiteks järgmisele naisele räägin sellest, siis tema jaoks ei pruugi see olla. Ehk siis ma ei anna talle mingisugust nagu häälestust ette, aga mõtle, no kuule, hotellid, restoranid, kõik me loeme nende asjade kohta. Mõtle, kui lihtne oleks. Või näiteks, kuidas mul see mõte tuli, ma nõustasin ühte naist, kes oli jällegi olnud vägivaldse isa tütar. Ja siis ta rääkis mulle, kuidas ta nägi kõrvalt, et see vägivaldne isa läks järgmisesse suhtesse. Ja ta nägi seda kõrvalt, et see naine ju alguses ei teadnud mitu aastat mitte midagi. Vägivald ei pruugi avalduda kohe. Eks ju? Ja siis ma mõtlesin, et aga vaata, kui huvitav koht need on, et see on nagu koolivägivallaga, et kui me teame, et kedagi kiusatakse ja seisame vaikides kõrval, siis me oleme ju ka vägivallatsejad. Aga et kui me näeme, et inimesel tekib uus suhe ja me teame, et tõenäoliselt tulevad seal samad probleemid, sest need asjad nagu ei kao üleöö, kui inimene ei tegele nendega, siis me vaikime. Aga täna me isegi ei tea ju, kui palju on vägivaldseid suhteid. Või näiteks, jah, mida nagu edasi sealt edasi. Nii et minu arust on see ka hästi nagu mõttekas. Okei, väga huvitav. See on tõesti väga huvitav perspektiiv, ma mõtlen, et võib-olla natukene on pöörane, aga või siis kas või kõik see hea edasi kirjeldada. Aga no jälle sellega on muidugi see küll, et vaata, erinevad inimesed toovad erinevates inimestes igasuguseid asju välja. Aga ma ei tea, see on natuke huvitav, võib-olla tuleb sellega veel natukene vaadata. Okei. Üks teema, mis mind veel alati on huvitanud suhete valdkonnas, et ma olen hästi iseseisev inimene, ma olen noorelt saati olnud väga iseseisev ja minul näiteks endal lähevad karvad tohutult turri, kui keegi pidevalt räägib, et meie teeme, meie läheme, meie otsustame, ma ei jaksa kuulata seda mitte kunagi, sest ma mõtlen lihtsalt, et nagu, kuidas see üldse võimalik on, sest minu jaoks on hästi kauge, et kui tähtis on üldse suhtes individuaalsus, et inimesed on küll erinevad, aga jah, et kui palju see meid mõjutab või kui tähtis see on? Jälle, oleneb suhtest. Minu arvamus on see, et ülitähtis. Ikkagi on üks ja teine. Me võime koos kulgeda, aga et kõik see meie individuaalsus, meie areng ei tohiks kunagi seisma jääda. Nagu selles mõttes, et kui inimene areneb ise, siis ta on partnerina ka väga huvitav. Kui me hakkame kedagi kellegi näo järgi tegema või mida sageli ka näed suhetes, et vahel on naised need, kes, ja vahel mehed muidugi, et ole selline, nii teed, nii ei tee, et minu arvates sellega kaugele ei jõua. Et meie isiklik areng inimesena, partnerina, mehena, naisena, isana, emana, see on lõputu teekond. See meie, vahel on meie, aga vahel olen mina. Üks koht tuleb veel hästi armas ja huvitav, kui lapsed saadakse, siis emad räägivad, et meie täna mängisime seal, mängisite, siis mängisite, aga ma ei tea, ma ei hakka, või praegu üks selline näide, mida ma ei hakka isegi tooma. Et jaa, meie küll, aga väikse lapsega on samamoodi seda individuaalsust nagu välja tuua. See, et minu arust täna on minu teadlikkus selline, et lapsele tuleks öelda väiksest peale, see on täiesti eriline, see on täiesti unikaalne. Kuula iseennast, tunneta, ära tee kellelegi liiga. Mina ütlen ka, et ega need piibli mõtted on ju suurepärased, täiesti suurepärased, see on väga lihtsad mõtted. Ma ei tahaks öelda käsud, aga nagu mõtted. Et aga miks on nii paljud inimesed otsivad ennast taga
selles ei ole midagi halba, me olemegi tulnud väga omapärastest ajajärkudest. Aga ma arvan, et üks ongi see, et inimesed pole saanud piisavalt kiitust, armastust ja enda unikaalsuse kinnitust. Sest kas või see, mis ma ennem rääkisin, et see koolisüsteemist läbi tulemine, lugesin kunagi sellist raamatu pealkirja, kus on, põhimõte oli siis see, et mina võtsin sellest pealkirjast siis selle, et meie koolisüsteem on olnud selline, et kalasid õpetatakse puu otsa ronima. No, me ei ole seda, et ma ei tea, mina tundsin koolis, et mulle meeldib kirjandus, mulle meeldis tohutult lugeda, mu sõbrannale meeldis matemaatika. No, me ei pea selles olema võrdsed, tegelikult ka. Me võiksime nagu olla head selles, aga ma tahaksin seda arendada, mis on minus suurepärast. Ja mina olen küll oma vanematele hästi tänulik, et nemad nagu lasid mul olla ja areneda, nagu mina soovisin. See on väga-väga tähtis, et praegu natukene vahel, ma ei anna hinnanguid, aga ma saan aru ka, kui segaduses on noored inimesed, näiteks oma suhte või lastega seonduvalt tõesti ka, ma ei tea, teooriaid on, ma ei tea, miljardeid juba. Podcastid, kõik räägivad, kuidas see elu elamine käib, mida tegema peab, kuidas õige on, ma ei tea, vaimne olla, mitte vaimne olla, mediteerida, ühesõnaga lõputu nagu lugu. Ma vahel mõtlen, et kuidas need inimesed üldse suudavad nagu otsustada, mida nad tegema hakkavad. Laste kasvatusteooriatki on juba väga palju. Nii et jah, see on selline ikkagi loomine ja ikkagi see, et kui me ütleme lapsele väiksest peale, mitte lihtsalt, et õpetame ära, nüüd ütleme nii, vaid et nagu nii ongi. See on, nagu ma ütlesin, 9 kuuga on see ilma saabunud absoluutnime. Ja seda imet tuleb nagu toetada. Jah, ja suhte tasandil ka, see on isegi, ma olen elukaaslasega arutanud, et see nagu, see isiklik areng on ka tähtis selles osas, et ta innustab teist, et see justkui nagu Innustab, viivustab. Ja just, et on üks nagu ka baasasju suhtes, et see, et sa näed, et teine inimene, minu jaoks mul on nagu rõõm vaadata, kui teine inimene leiab mingi uue teema enda jaoks ja ta on nii huvitatud sellest ja siis sellest saab jälle rääkida, siis see on jälle uus asi, mida arutada, on ju. Et minu arust see on ka nagu see inspiratsiooni osa seal on palju suurem, kui me isegi võib-olla arvata võiksime just selle individuaalsuse osas, et sa lähed, võib-olla avastad üksi mingisuguseid asju ja siis tuled sellelt teekonnalt tagasi, olgu see siis, ma ei tea, raamat või reis või mis iganes on ju, ja siis arutad neid selle teise inimesega, et minu arust ka see on väga huvitav ja tähtis. Ja väga-väga oluline, ma ei tea, ma ise käisin hiljuti just üksinda restoranis ja ma olen nii palju seda ka soovitanud, et tasub minna üksinda reisile, tasub minna üksinda iseendaga kohtuma, iseendaga reisima. See on sama, millest me alustasime, eks ole, see üksi olemine. Sellepärast, et see, mida siis inimene tunneb ja mõtleb ja mis temast nagu tuleb, sest muidu on ikka see rääkimine või kui me vaikime, siis me ikka nagu natukene enda sees tegeleme teise inimesega, et ma ei tea, läks nüüd sinna, nüüd tahab seda või lähme sööma või midagi. Ja sa tuled huvitavama inimesena või kas või restoranist vist tagasi, et individuaalne areng on tohutult oluline. Ma arvan, et täpselt sama oluline tasakaalus nagu sellega, kuidas see meie areng on. Et me oleme ju tegelikult tõesti kõik võimsad. Oma arengus me suudame ju õppida tohutult asju, kui me seda potentsiaali ikkagi kasutame. Uusi asju, ma ei tea, luua ja ma ei tea, ettevõtteid ja mida iganes, eks ole. Et niimoodi me saame ju seda teha. Kui me ei jää kinni sellesse, et nüüd on see minu suhe või mitte minu suhe, mõnikord öeldaksegi minu suhe, minu mees, minu naine. Keegi ei ole kellegi omad. Nagu, et jah, et see üks osa, see mina, sest miks ütlevad inimesed sageli, et minu vajadused on rahuldamata. Ma ei teagi, kes ma ise olen, sest on ära kaotatud ennast suhtesse. Aga kuidas mitte ära kaotada ennast suhtesse? Ongi need hobid ja huvialad nagu arendada ja täiendada.
nagu uusi asju õppida ja innustuda ja tiivustada teist ja inspireeruda. Mina olen väga sageli kuidagi, ma ei tea, miks tundnud, et see õpetamine, et mis asi see õpetamine on, isegi ei oska. Mina ka räägin siin suhetes, aga no kindlasti ma ei oska kõike. Aga et inspireeruda saab. Et ikkagi luua enda elu ja arengut kõrge vanaduseni. Tuli praegu üks tore näide, kuidas üks vanem naine jäi leseks ja siis ta oli kogu aeg seda meie elu elanud. Ja kui ta leseks jäi, siis ta oli nagu väga huvitava, tema nagu kuidagi selline tunne oli see, et okei, nüüd on see elu läbi, meie elu, selles mõttes, et partner tuli ära, muidugi leinad ja kõik asjad tegi läbi ja nii, aga ta hakkas avastama uusi asju. Ta hakkas reisima, ta ostis maasturdžiibi, ta maalis ja siis ta nagu hakkas elama ja tegema seda, mida tema tahab. Aga minu inspiratsiooni mõte on, et seda võiks ikka algusest peale teha. Ja seesama, et teine toetab, et ei ole niimoodi, et kui üks ütleb, et ma lähen kokanduskursustele, siis no selle kohta vist ütleks kõik, et mine, aga no mis iganes, et ei tõmba tagasi, et isegi kui see tundub, ma ei tea, veider või miks ta seda tahab, siis jälle siinkohal tasub alati küsida mõlemal partneril. Mina ei ole ema, mina ei ole isa, me oleme partnerid. Partnerid tähendavad individuaalseid inimesi. Siin ma enam oma partnerit ju kasvatama ei hakka. Äge. Ma isegi, mul on kõik küsimused otsa saanud, aga minu arust see oli nii tore vestlus ja ma hakkasin mõtlema, et kui keegi tahab sarnast vestlust pidada või kui kellelgi tulid mingid mõtted või kui keegi tahab nõustamisele tulla, et kuidas leida sind üldse? Minuga võib võtta ühendust meili teel ja Messengeris. Mina luban alati endaga võtta ühendust Messengeris. Et minu arvates meil on need kanalid ju täna lahti, mõttes on täiesti sekundite küsimus ja siis saame juba planeerida ja vaadata edasi, et kus siis täpselt, et üks asi on see Ida-Tallinna Keskhaigla, aga seal on kuni 26-aastased inimesed ja see on tasuta nõustamine ja sinna saab väga kiiresti. Aga see puudutab siis seksuaaltervist, eks ole, aga et siis need teised nõustamise vormid on ka olemas. Mulle vahel nagu meeldib idee, et mul on nagu selline nagu Harry Potteri lugu, et on selline salauks, kus saab nagu kuskile. Aga ma usun, et kes vajab seda minuni jõudmist, see jõuab ja nii lihtne see ongi. Väga tore. Ma arvan, et siit on veel sadu teemasid, millest rääkida, nii et ma arvan, et ma panen selle ka podcast'ina ülesse kuidagi ja vaatame, et kuidas see inimesi kõnetab ja kui neid kõnetab, siis ma arvan, me saame seda veel teha, see oleks nii vahva. Ja just, et ma, üks minu erialasid, tore sõna, eriala, aga et siis ka nagu sellest seksuaalsusest ja sellest arengust tasub kindlasti rääkida rohkem, kuna jälle see tabu ja häbi on ju, et aga laiendada siis ka neid vaatenurki, et kas või see märk sõna või see, mis mõte mul tuli, et me ei saa ka siin olla harilikud pliiatsid karbis. Et ei ole niimoodi, et me saame minna, et kõik tehke nüüd seda või kõik tehke nüüd toda, et kas me nagu ei tekita siis seda olukorda, et jällegi inimesed, kes ei taha midagi teha või sarnaselt teha, hakkavad tundma ennast teisipidi halvasti, et aga mina ei taha seda teha või et miks ma pean. Et siin see on väga-väga suur eluteema ja just see austamine ja armastus läbi ka siis intiimsuse. See on nii väga oluline. Et keegi ei teeks kellelegi liiga, ei tahtmatult, ammugi mitte tahtlikult. Jah, aitäh sulle. Aitäh sulle, mul oli väga armas sinuga tutvustada. Ja, nii tore. Näeme varsti.